ja räägin teile siin üldist juttu vahepeal juurde, et me oleme jõudnud teiega nüüd nii kaugele. Meil on tegelikult kirjade järgi veel 3 kohtumist. Oli vist 3. Kurat, me mäletagi enam. Vist oli 3 ja. Nüüd järgmisel nädalal me kohtumist teha ei saa, kuna mul on üks teine asi sellal ees. See pidi enne ka olema ja mul oli tegelikult plaan teil saata külaline peale. Aga nüüd see külaline ilmselt jääb ära. Mitte ilmselt, vaid kindlasti. Seda tegelikult tahtis hoopis õppeosakond, seal oli mingi teine teema. Ma praegu isegi täpselt enam ei mäleta, mis jutt oli, aga õppeosakond soovis ühte minu loengu aega kasutada üheks teiseks otstarbeks. Ja mul oli see niimoodi plaanitud, see pidi järgmine nädal, aga nüüd ilmselt jääb see ära. Kui nüüd ei juhtu midagi, et tuleb info, et see Zoomis ikkagi toimub. Küll aga me kohtume teiega ülejärgmine nädal, aga 2 loengut on veel või? Oota, ma pean ikka vaatama korraks enda kalendrit ka. Asio vähemalt ütleb, et 5. ja 12. mai. Jaa, okei. Siis on tore. Siis on meie järgmine kohtumine ja viimane kohtumine 12. mai. Ja siis kuulame teie lõplikke ärimudeleid, millest ma täna teile räägin. Ja lepime kokku siis selle arvestustesti ka. Nii, arvestustesti. Nüüd mina olen teile võlgu tagasiside kodutööle number 2, aga sellega on jälle see häda, et kuna nüüd kõik lendab taevast, siis meil on teine grupp ka, sotsiaaltöö grupp teeb sama ainet läbi, aga nemad lõpetavad palju hiljem kui teie. Ja kuna nende tööd ei ole veel poolenisti laekunud seal või ütleme, et on mingi jupp laekumata, siis ma olen seda edasi lükanud, aga ma teen selle nüüd tõenäoliselt selle nädala jooksul teen selle teise kodutöö tagasisideme ka teile videosse ära. Nüüd veel üks asi. Meil oli teiega juttu, et mul oli võlgu teile monetaarpoliitikaga. Monetaarpoliitika ma tegin loengusse ja muuseas see on nüüd olemas. Ehk siis see on 6 teemaplokk monetaarpoliitika videoloeng 2 osas. Kuna selle nii-öelda teise grupiga, kellega me seda tööd teeme, see sama sotsiaaltöö grupp, nendega me siis selle teema rääkisime, nii et tegelikult see video on olemas, seda saate ise kuulata, eks ole. Nüüd täna ma tahan teile rääkida edasi või ütleme, et siis 2 asjast veel. Äriidee nagu siis või sellest edasi sünnist, et mis juhtub siis ettevõtlusega, kui me oleme äriidee kuskile loonud ja siis räägime ka sellest, et meil on niisugune asi nagu Osterwalder ärimudel, mida osad grupid olid juba teinud. Ma mäletan, kui me neid äriideid analüüsime ja kuulasime, et nüüd ma räägin sellest veel lahti, et mis seal tuleb veel nagu, mis seal olulist on, ehk siis selle kohta ka sellist informatsiooni. Siis viimasel kohtumisel tõmbame nagu joone alla ja siis kuulame teie ärimudeleid ja siis saame hakata ainega ühele poole ka saama. Et ma püüan hoida siis seda mõõdukust selles teie nii-öelda koormus, et ma midagi kolossaalset ega enneolematut teid enam juurde ei oota. Aga nüüd, milles siis nagu see jutu sisu on, et vaadake, me oleme teiega, kujutame nüüd olukorda ette, et me oleme teiega jõudnud sinnamaale välja, et meil on tekkinud mingi ärimõte. Ja nüüd oleks nagu, oleme midagi paberile pannud, et okei, et mõte on selline, tahaks teha sellist asja, me tahaks lahendada mingit sellist probleemi, meil on sellised kliendid. Et kuidas nüüd nagu edasi siis saab, mis siin nagu saama hakkab üldse? Siis põhimõtteliselt enamus ettevõtjaid ikkagi teeb seda käiku, et ta hakkab oma äriteed kuidagi viisi nagu proovima või testima või nagu siis ellu viima ja katsetama. Et mõned olulised suunised või juhised, mis alati sellisel puhul nagu kuluvad marjaks ära, mida tasub teada, et nii-öelda ma panen siia whiteboardile kirja ka, et kui alustada, siis mida tasuks teema, mida on teha. Esimene asi on see, et leida selline sihtgrupp või sihtgrupp kliente, mis oleks piisavalt nii-öelda nagu kitsas või väike,
aga võimalikult selline ligilähedane eeldatavale sihtturule. Ehk et pigem valida alati esialgu väiksem grupp kliente kui suurem. Pigem minna kitsalt, pigem minna niimoodi konkreetsemalt. Ehk siis ütleme nii, et parem on 100 lojaalset klienti kui 10 000 juhuslikku. Sest et mõelda selle peale, et iga kliendi leidmine on raha ja iga uue kliendi toomine on kulu. Ja parem püüda saada esialgu ja üldse võib-olla oma äri esimeses faasis kätte need sellised lojaalsed fännid ja need neofiilid, kes me rääkisime, need on need tüübid, eks ole, kes siis tahavad kõike uut katsetada või siis pigem, et minna siis just nimelt nagu segmendilt kitsamaks, kui püüda kohe korraga kogu maailma ära valutada. Et ma tõin teieni ka mäletatavasti selle rula ja selle auto idee. Ehk siis see reegel on see, et püüa luua pigem rula, kui hakata autot valmistama. Sest et milles on probleem? Probleem on selles, et valdavalt, usume niimoodi, valdavalt ükski ettevõtja ei tea 100%, kuidas äri minema hakkab. Ta ei tea, kes on täpselt klient, mida see klient täpselt ostu juures hindab, kas tal üldse toodeteenus meeldib, kuidas ta on hinnapoliitika rahul. Ühesõnaga, neid detaile küsimusi nii palju. Esimene asi on, et neljas punkt on, et tasub ja peab hakkama kohe testima. Testima toodet teenust, testima turgu, eks ole, toodet, turgu, pakkumist, ärimudelit, hinnastamist, kõike sellist asja. Ja seetõttu siis ongi esimene asi on, et valida pigem see toodeteenus lihtsamana, valida sihtgrupp väiksemana ja isegi tänapäeval öeldakse väga sageli näiteks ju startup maailmas seda, et te ei pea oma toodet valmis ehitama nii filigraanselt sellisel, nagu ta lõpuks võiks kunagi valmis saada. See päriselt ei tähenda nüüd seda, et te peaksite minema jumala pooltoore tootega turule. Aga see toode ja teenus ei pea olema nii filigraanselt valmis. See võib olla suhteliselt lihtsa funktsionaalsusega, see võib olla esialgu väga väheste lisavõimalustega, aga et ta oleks olemas. Et saab kuskilt hakata katsetama. Sest et ikka kehtib see loogika, et kui sa võimalikult, mida kauem sa ehitad seda toodet valmis ja valmis, seda rohkem kulub aega, raha ja seda vähem tegelikult sa saad seda tatsi, kas tegelikult ka sellist asja vaja üldse on. Ja turg ja konkurents liigub oma soodu. Ehk siis, te ju saate väga hästi aru, et kõik tooted, teenused, mida tarbite, mitte kõik, paljud nendest arenevad ja aja jooksul kogu aeg edasi, eks ole. Et väga sageli on niimoodi, et võtame näiteks samad Zoomi näite. Kui see Zoom tuli, siis tal oli alguses siin 1-2 funktsiooni. Praegu on ta üles ehitatud tohutu sellise erinevate võimalustega. Või teine asi, kas te olete kursis, teate sellist asja keskkond nagu Prezi? On keegi teist kasutanud või? Jaa. No võt, ma soovitan kasutada. Prezi on päris lahe keskkond ja ta on sisuliselt parim alternatiiv, mida mina olen kasutanud tavalisele PowerPointile. Ta on põhimõtteliselt presentatsiooni keskkond. Ja tal on palju funktsionaalsusi. Nüüd on nad välja tulnud siin viimaste aegade jooksul palju ägedate selliste funktsioonidega. Miks Prezi õudne on? Miks see Prezi õudne on, ütleb Mark? Meil oli kunstis kunagi pidime tegema esitusi seal kohustuslikus korras. Nii. Ja me läksime õpetajaga põhimõtteliselt tülli kogu klassiga sellepärast, et meid seal sundis tegema seda. Okei. Mulle meeldib, teate mille pärast? Mulle meeldib sellepärast, et ta on teistmoodi, ta on ägedam. Esiteks on ta teistmoodi ägedam, kui seda on tavaline PowerPoint ja teiseks on see, et ma avastasin sellise asja, et mulle Prezi meeldib sellepärast, et mul on Prezil on eraldi äpp olemas, ta on, eks ole, online põhine, see on seda, et sa ei pea midagi üles laadima, vaid seal on üks fail, mis on laetud siia keskkonda ja kuna äpi põhine,
mul on, eks ole, Apple'i süsteemid, tahvelarvuti või siis nutitelefon ja mina saan teha niimoodi, et mul on olemas ühendus telekaga, näiteks Apple TV, see pisik tarbike, siis mina olen teinud koolitusi niimoodi, et ma lähen kohale, mul ei ole vaja ei arvutit ega projektorit, mul on vaja ainult telefoni ja mingisugust ühendust telekaga ja siis ma saan niimoodi rahulikult võtta oma äpist selle vastava PowerPointi, selle sama presiprogrammi ja ma saan käia niimoodi telefoniga mööda tuba ja see telefon on mul nagu pult, kus sees on mul kõik need failid. Kuidagi nagu see interaktiivsus oli päris äge, eks ole. Nüüd ma avastasin, et nad on teinud videokonverentsi võimaluse, saab importida PowerPointi, ehk siis tegelikult saab luua sisuliselt saab luua süsteemi, ma võib-olla näitan teile, kes võib-olla ei tea, no kui kõik teavad, siis teavad, aga äkki kõik ei tea. Et ma võtan siit näiteks meie mingi, võtame monetaarpoliitika faili, et mismoodi see asi siis toimib, et siin on võimalik teha niimoodi, et mida ma avastasin, et näiteks, et me siin rääkisime, et kuidas nagu seda e-õpet teha ägedamaks ja üks variant ongi see, et võtta suvel aega ja tuunida nii-öelda mõningad sellised koolitused niimoodi ära, et saaks kasutada juba eeltöödeldud, nagu disainitud ja tuunitud siis sellist nagu ägedamat asja, eks ole, piltlikult öeldes. Et ma võtan nüüd siit selle, mul kadus, võtame siit selle suun. Siin on. Nii, võtame siit mingi template. Okei, las olla see näiteks. Teie ekraani jagamine kadus ära. Ja ma tean. Kadus ära, jah. Te näete minu nägu praegu. Ma siin praegu, ta Convertible, ma lihtsalt avastan, ma räägin juttu juurde, mis see mõte on, miks ma presidentaks rääkisin, vahet pole, see võib olla mis iganes, Facebook või mida. Te saate isegi aru, eks ole, et väga-väga paljud ärid, enamus ärisid ju luuakse alguses väga lihtsate funktsionaalustega. Selleks, et saada kätte need sellised tüübid, eks ole, kes on nõus siis just nimelt seda toodet hakkama rakendama ja kasutama ja siis selle tulemusena tekib sul piisavalt suur hulk juba neid tarbijaid, kelle arvelt sa hakkad raha teenima ja kelle puhul saad testida, kas asi töötab või ei tööta, eks ole, umbes midagi taolist. Niimoodi, kus ta nüüd siis jäi mul, miks ta nüüd siis ei tööta? Nii, mis nüüd on? Templates, nii. Okei, ma võtan siit selle, kus ta on, share screen, põhimõtteliselt, eks ole, midagi taolist, et ma siis, te näete mu pilti, jah? On siin midagi või? Jah. Ja nüüd ma panin selle enam-vähem selle pressi siia ette, eks ole, ja nüüd on niimoodi, et ma saan siin rääkida ja need slaidid liiguvad kuidagi ägedamalt või teistmoodi, eks ole, ja see on lihtsalt üks näide praegu, kuidas ta töötab. Ma võin muidugi teha seda ka teistmoodi niimoodi, et minu enda nägu näha ei ole, aga põhimõtteliselt jällegi toon näite, eks ole, et mulle meeldib pressi sellepärast, et mul on siin lihtne variant, see on praegu PowerPointi failide lihtsalt kasutus. Tegelikult ma olen ise teinud spetsiaalselt koolitusi päris palju siia pressisse, mille tulemusena ma olen ka muutnud oma neid koolitusi palju interaktiivsemaks, kui lihtsalt on see nii-öelda tavaline siis selline slaidil näitamine, eks ole. Siin praegu tõepoolest on, eks ole, see süsteem hästi lihtne, ma ei ole siin midagi tuuninud ega teinud lihtsalt, aga näitan, eks ole, see on siis nagu pressi. Nii, okei. Et seega siis ütleme siis niimoodi, et veel kord, et selle toote teenuse puhul pigem nagu, ma ütlen veel kord, et pigem alustada lihtsamalt ja hiljem nii-öelda siis juba, eks ole, keskenduda nii-öelda nagu edasiarendusele. Et ma saan aru, et inimeste hulgas on, ilmselt ka teie hulgas on palju neid, kes tahaksid väga kohe niimoodi valmis hästi, nagu nimetakse inimesi nagu sellised perfektsionistideks, eks ole ju. Et ta tahab, et asi oleks korras, hästi valmis, hästi äge. Tegelikult seda äris alati ei ole võimalik saavutada ja ma soovitan, et see ei peakski olema eesmärk esialgu oma ette.
et ikka alguses tuleb turule tulla võib-olla pisut enda arvates pooliku tootega, aga veel kord selleks, et seda testida ja katsetada, selleks on vaja siis luua seda tagasisidet. Ja mis juhtuda võib, on see, et see äritee, mille te alguses toote turule, see võib tegelikult hoopiski muunduda milleski teiseks. See ei pruugi üldse sobida tegelikult sellega, mis algus on olnud. Et mul ei löö praegu ette ühtegi väga head näidet sellest enda kogemusest, et kus ma tean, et äri on muutunud totaalselt. Võib-olla totaalselt ei muutugi. Muutub, sihtgrupp muutub, eks ole, toote-teenuse mingi aspekt muutub. Võib-olla on teil mingi hea näide, kus te teate, et algne äri muutus hoopis milleski teiseks. On teil mingi kogemus selles osas olemas? Mul endal ei löö praegu ette. Mitte Inbank tegelikult ei olnud alguses üldse mingisugust finantslahendust pakkuv tehnoloogiaettevõte. Jah, näiteks küll, eks ole. Või näiteks see, mis ta on see Pocopay, mille tegi Neibert, vaata. Et tegelikult see on ka teatud osas juba väga muundunud, et see alguses, mis nad alguses tahtsid teha, et see on maksesüsteem, et see tegelikult nagu Eestis ei toiminud, sest kõik pangad tegi ruttu sellise lahendusega ära ja põhimõtteliselt ei olnud enam vajadust eraldi mingisugust äppi alla laadida, et kõik pangad pakkusid lahendust ise. Ja nüüd siis ma tean, et Neibert on seal hoopis midagi muud seal välja töötanud. Ühesõnaga, neid variante on ja see ei pea olema ainult IT-sektoris ega startup maailmas, see võib olla ka tegelikult kust iganes. Üks näide, mis ma alles ka hiljuti leidsin, oli näiteks YouTube'i kohta, et YouTube ei olnud üldse alguses videote jaoks, vaid oli dating äpp. Okei, no võt siis. No võt. Tegelikult ilmselt neid on päris palju, eks ole ju. Ja nüüd, mis võib kõige halvemal juhul juhtuda, ongi see, et tegelikult ju maailmas keegi eriti ei räägi ebaõnnestumistest, ärilist ebaõnnestumistest, kus on juhtunud sihuke lugu, et ettevõtjad on nagu jätnud vahele selle esialgse testimise faasi ja püüdnud kohe valmis ehitada nii valmis toote. Nüüd, kui te teete, ütleme midagi väikest, paneme siukse lambi näite, et keegi hakkab, ma ei tea, leiba küpsetama või teeb mingi e-poe näiteks internet, midagi lihtsalt, eks ole, mis ei ole nii hull investeering, siis sellisel puhul see nii-öelda ebaõnnestumise hind ei ole väga suur. Aga maailmas on olnud neid palju ebaõnnestumisi, millede puhul siiski on kaks põhjust taga. Esimene on see, et testimise faas on jäänud vahele. See tähendab, et on kohe mindud peale liiga võimsa toote-teenusega ja selle tagasi keeramine on väga keeruline. Ja teine põhjus seisneb selles, et tegelikult see toote-teenus ikkagi ei ole kas eristunud väga palju konkurentidest või siis ei ole suutnud see bränd, ikkagi ütleme otse välja, see bränd pole suutnud nagu veenda tarbijaid, et tema loodud toode on parem kui mingi teine. Võib-olla parim näide on see, et pandi kinni Google+. Te teate üks asja või? Olete kunagi kasutanud seda või? Hoidusin sellest. Miks pärast? Kasutanud ei ole, aga teadlik on. Miks sa hoidusid? See ei teinud asju niimoodi, nagu ta pidi. No jah, just täpselt. Tegelikult nad püüdsid sinna luua ja kõik asjad. Ma mäletan, seal oli pildi laadimised, seal oli mingi chatid, seal oli mingi igasugu asju, eks ole? Tegelikult puudus nagu eristuvus kõikidest teistest asjadest, mis olid juba olemas. Ja nad panid selle kinni, sest et see ei töötanud. Siis kas te teate, et kes see vist oli? Kas see oli Google või Amazon tegi valmis oma telefoni, oma nutitelefoni. Ma ei mäleta kumb neist. Ja kujutate, kui kallis on telefoni tegelikult ju loomine, eks ole. Nad tegid selle telefoni valmis ja isegi üritasid müüa ja põhimõtteliselt viskasid võssa. Ehk siis jällegi sellega näide on see, et püüti teha asja ilma veendumata, kas tarbijad üldse tahaksid osta. Üks tore näide on sellest, kus mindi juurte juurde tagasi, on selline firma nagu Lego. No Legot te kõik teate, eks ole. Siis Microsoft läks ka oma, võib-olla see Microsoft oma telefoniga, ma ei mäleta, kes see oli, eks ole. Siis mis juhtus Legoga? Kas oli 90. aastatel vist, kui hakkasid moodi minema need mängukonsoolid,
Nintendo ja mis asjad need olid, mis asja see Sony tegi mingisugune, mitte PlayStation, aga mingid need mängukonsoolid olid, millega sai peos mängida. Ja Lego, tuntud laste mänguasjade tootja, mõtles, et pagan, et kui ta nüüd seda ära ei tee, siis on apu, et siis keegi ei taha enam Lego-klotsidega mängida, kõik hakkavad ka konsooli ostma. Ja ta põrutas, ma ei tea, mitu miljardit selle konsooli arendusse. Ja lõpuks lõi käega. Viskas selle võssa ja otsustas, et ta ikkagi teeb oma Lego-klotsi edasi. Ja need on sellised näited, eks ole, kus tegelikult on mindud nagu selle äri nagu arenduse puhul kaasa turutrendidega ja püütud võita neid sihtgruppe, kes täna ei ole sihtgrupid. Just nimelt selleks, et ma ei tea, raha teenida või siis ka, ütleme, laieneda sihtgruppi. Aga need on juba teised näited, eks ole, et see põhifookus on ikka selles, et tuleks katsetada, tuleks testida ja nagu minule kunagi üks minu enda koolitaja rääkis, et tuleb kohe kõik failimised ära failida. Kõik tuleb ära kohe põruda. Nüüd kogu selle asja tegelikult ju aluseks, selleks, et üldse hakata midagi looma, tegema, pakkuma, on olemas selline tore mõiste nagu ärimudel. Et kõik räägivad ärimudelist. Meie ka teiega siin ju tegelikult koostame mingit ärimudelit. Et kas te oskate mulle öelda, mis asi tegelikult ärimudel sisuliselt tähendab? Me oleme sellest rääkinud, aga vist mitte võib-olla nii põhjalikult. Kuidas te ikkagi aru saate, mis asi on ärimudel? Kas mingi näide tuua? Plaan nagu äkki või? Ei ole plaan, just ei ole plaan. Plaan on pigem äriplaan. Kas see oli see, mis te andsite väga hea seletuse, aga see, kus sa siis paned paika oma selle, kes on su klient ja kus ta asub ja kes nende väljade täitmine vist? Ja, ütleme nõus. See on nagu ärimudel paberil. Sellega ma olen nõus, et seda ta on küll. Aga kui sa nüüd nagu jätaks paberi kõrvale, kui sa ei tea näiteks, ütleme, sa võtad mingi suvalise ettevõtte, mille teenused sina kasutad. Oletame, eks ole. Me kasutame ju kümnete, kui mitte sadade firmade erinevaid tooted teenuseid. Siis ilma, et sa teaksid, mida paberil nad on pannud, kas sa oskad aru saada ja kirjeldada, mis on nende ärimudel? No see on mingi probleemi lahendus siis kuskilt. Nii, mis täpsemalt? Mis asi ikkagi on ärimudel? Nad õigel teel, jah. Probleemi lahendusega on siin asi seotud küll. Kuidas see äri püsti pannakse ja kuidas ta kasumit hakkab teema? Õige, enam-vähem sinna suunda. Ehk siis asi selles, et ärimudeliks võiks nimetada teatud mõttes nagu siis seda lahenduskäiku või seda nagu tehnilist lahendust või metoodikat või viisi. See peab olema tehniline, see võib olla ka personaalne, näiteks isikult isikule. Kuidas ettevõte lahendab probleemi ja eelkõige veel enamgi, kuidas ta raha teenib. Ehk siis mõelge näiteks üks asja peale, kuidas töötab näiteks Booking, Airbnb, mis veel? Need Uberid, Taxify'd. Kuidas nad töötavad? Saate aru? Kliendi baasi suuruse pealt siis ja selle kaudu nad saavad siis müüa. Ja ütleme, kõige lihtsam selles on see, et nad on teinud sellise lahenduse, et nad ühel pool istuvad, eks ole, kliendid, need, kes tahavad teenust tarbida ja teisel pool istuvad siis need, kes teenust pakuvad. Ja nende ärimudel seisneb selles, et nemad loovad mugava lahenduse, kuidas kaks osapoolt hästi kiiresti kokku viia. On ju niimoodi. Ja nüüd, kui me mõtleme, siis me saame ju väga hästi aru, et kogu selline jagamise või vahendusmajandus on ju tegelikult väga selge ärimudel. On ju? See tähendab seda, et kõik Booking on väga hea näide ja samamoodi on igasugust lennupiletite firmad, see kõik on nagu hästi ühtemoodi. Et ühes otsas istub hulk tarbijaid ja teises otsas istub terve hulk pakkujaid. Neid on tohutult palju. Ja nüüd probleem on väga lihtne. Te tahate näiteks osta lennupileteid, te peaksite muidu läbi käima kõik lennufirmade kodulehed. Kujutame ette. Kas te kujutate ette, kas see üldse reaalne oleks? No ei ole ilmselt, eks ole. Või te tahate näiteks minna hotelli puhkama
ja nüüd te peaksite läbi käima kõik hotelli kodulehed, mis on olemas. Püha püss küll. Mina mäletan, kuidas Booking tuli turule, siis enam-vähem, see oli enam-vähem täpselt sama ajastus, niimoodi päeva pealt, kus mina ükskord olin vaja mul minna Tartusse või Pärnusse ja ma mõtlesin, et kurat, miks ei ole niisugust keskkonda, kus ma saaksin vaadata sellel päeval, kas millised hotellid on vabad. Täpselt niisugune küsimus oli. Kas tõesti niisugust asja ei ole? Ja no enam-vähem päeva pealt leidsin, et oli olemas. Ja see oli üsna alguses, kus bookingust ei olnud, midagi eriti kuulda. Ehk siis see on näide, et probleem on nii lihtne, kui meil saab olla. Ja nüüd see ärimudel on siis see viis, kuidas see probleem lahendatakse. Ja loomulikult teistpidi on see mingi viis, kuidas ettevõtte raha teenib. Ettevõtte teenib raha, eks ole, siis vahendusäri pealt, et kui klient leiab omale selle konkreetse teenuse või toote, siis see teenuse või toote müüja maksab mingi väikse jupi selle sama vahenduse eest sellele vahendusfirmale. See on nagu näide ühest toimivast ärimudelist. Või võtame näiteks ärimudeliks iseteenindustanklad. See on ka ärimudel. See tähendab seda, et luuakse selline mehhanism, et inimesel on mugav võtta kütust, täpselt niimoodi sealt, kus tahab, ilma et ta peaks, maksma mingisuguseid personalikulusid ja kallimaid halduskulusid ja B, et ta saaks teha seda hästi kiiresti, eks ole. Põhimõtteliselt ma sõidan tanklasse, kaardiga maksan, minema, kogu moos. Et see on ka ärimudel. Ärimudel on näiteks McDonaldsi tüüpi kiirtoidurestoranid. See on ka ärimudel. Mismoodi ärimudel on? Inimesed tahavad süüa, selles mõttes tõesti kiirtoitu, et nad ei taha istuda pidulikult restoranis. Nad ei viitsi oodata, mis on tähtsam, ei viitsi oodata ja mis tõttu neil ei ole ka tõenäoliselt mingisugused hüpersoove toidu valiku või siis selle karneeringu osas. Ja nüüd on loodud selline mudel, et esimene, et mis toidud on? Toidud on purks, friikad, jook. Nipet-näpet veel juurde. Nii. B-variant on, kuidas sa selle kätte saad. Et see on tehtud ka hästi tehniliselt hästi lihtsaks, kiireks, ühetaolisus, aga töötab, mudel on sisse juurdunud, töötab, eks ole. Või näiteks, et ärimudel on kõik see toidu koduvedu, see on ka ärimudel. Ehk siis on probleem, et inimesed kiirel ajal ja ka praegusel karantiini ajal eriti ei saa endale valmis toitu niimoodi, eks ole. Nad ei viitsi minna, nad ei saa minna. Poes müüakse niisugust juba hangunud ja kräppi, eks ole. Sa tahad parima võimaliku kvaliteediga, mis oleks võimalik saada värske toitu. Ja kuna pitsamaailm on nii ammu toiminud, siis miks mitte teha nüüd selline firma, kes ükskõik missugusest toidukohast toob teile ükskõik kuhu toidukohale. Ärimudel töötatakse välja, ühes otsas istuvad restoranid, teises otsas istuvad tarbijad, kes tahavad süüa ja nüüd siis vahendusfirma loob tehnilise lahenduse, kuidas tellida ja liidab sinna otsa kulleri teema. Jälle, konkreetne ärimudel, eks ole. Või näiteks, et ärimudel on selline odavlennu firmade lahendus. Ehk siis see on see, et sa maksad täpselt selle eest, mida sa tahad. Kui sa tahad kiiresti lennata ilma igasuguste lisamugavusteta, sul ei ole kohvrit, kotti ega mitte midagi, sul ei ole mingeid erinõudmisi, siis on sul võimalik maksta suhteliselt vähe hinda, mis tulevikus teeb ei tea, aga ütleme, et kui siiamaani oli võimalik, et sa saad valida omale lennukipileti suhteliselt soodsa hinnaga, kui sul ei ole ka väga kellaaja ja päeva paindlikkust, nii või vastupidi, et sa oled hästi paindlik selles osas, siis on sul võimalik valida niisugune lahendus. Ja kui sul see ei meeldi, sa võid maksta juurde rohkem. Sisuliselt on niimoodi, et ükskõik missuguseid ärisid me vaatame, nad taanduvad mingisugustele tegelikult ju sarnastele lahenduskäikudele. Ma usun, et kui ma võtan kõik maailma firmad, ütleme, see kõlab võimsalt, aga kujutame ette. Ma arvan, et on võimalik niimoodi, et need on kõik võimalik grupeerida kuskil 10 korda, võib-olla isegi 100 korda väiksematesse gruppidesse, vähematesse gruppidesse, mis kõik töötavad enam-vähem sarnase loogika alusel. See on miks selline ärimudeldamine popp on või miks on hea, on see, et vaadake, kui miski asi on töötanud, siis esiteks on ta järelikult ennast õigustanud. Tema tulumudel on sobilik ja kolmandaks on see, et tarbija on sellega harjunud. Tarbija teab, kuidas see töötab. Ja alati tasub ettevõtjatel mõelda, et äkki oleks võimalik esialgu kopeerida seda olemasolevat ärimudelit, aga see ei pruugi olla ainult loodud
selles valdkonnas. Ehk näiteks ütleme, et ma toon teile üks näite. Eelmisel aastal oli kõige lahedam äriidee, mis mulle meeldis. Ma võib-olla olen rääkinud sellest, võib-olla ei ole ka. Ühtede tüdrukute mõte luua laste, siis, kuidas ma nimetan siis, mis ta neis on? Kes need on? Lapsehoidjad, jah. Lapsehoidjate selline kiirteenuse äpp. See näeb välja niimoodi, et ühes otsas istuvad kliendid ja klientideks on väikeste laste vanemad, kellel on vaja hästi kiiresti, ütleme tunniajase etteplaneerimisega ja suhtes lühikeseks ajaks, 3–5 tunniks leida lapsehoidja üheks korraks. Näiteks vaja minna kinno, teatrisse, kontserdi sünnipäevale või ootamatult sõita appi, ma ei tea, emale, kellel on mingi jama. Sa ei saa last kaasa võtta või sa ei taha last kaasa võtta. Ja nüüd on niimoodi, et teised pool istuvad näiteks just nimelt tudengid, kes on õhtusel ajal vabad või päevasel ajal vabad ja kellele meeldiks teenida raha. Täpselt nagu taksojuhid, täpi pealt sama. Ja nüüd on niimoodi, et siis töötab samal põhimõttel nagu Uber, et tudeng tuleb õhtul või pärastlõunal näiteks tuleb koolist koju, teab, et tal on täna õhtu vaba, lülitab ennast online'i sellest äpis. Ja näiteks nüüd teie hulgas on keegi lapsevanem, kellel on just praegu vaja, kellel on 3 praegu, et tahaks täna kell 6 minna kinno või teatrisse. Oleme näite. Ja nüüd sina lööd äppi lahti ja sinu äppi piirkonnas kohe avanevad need lapsehoidjad, kes on siis hetkel saadavad. Ja sina saad sealt tekitada kohe lingi ja see äppi vahendus töötab nagu Uber. Lapsehoidjad on atesteeritud, läbinud mingisugused kontrollid asjad, et nad on juhuslikud inimesed, eks ole. Kõik on nagu autentne, aga just nimelt see mudel on täpselt samasugune. Inimesed harjuvad kasutama sellist asja, see on kõigile omane. Või näiteks, et üks teine huvitav idee oli selline, vaadake, mitmetes riikides tuuakse teile regulaarselt koju piima. Kus riigis tuuakse piima koju? Olete näinud kunagi? Inglismaa vist kõige. Just. Sa lepid kokku ja iga mingi aja tagant on sul piima mudel ukse taga. On ju niimoodi? Siis üks naisterahvas mõtles välja, et temale meeldib hullult selline värske küpsetatud soe sai. Teate, siuke pikk see bageti sai. Et tema teeks sellise firma, et hakkaks saia niimoodi koju vedama. Inimene saab luua endale kindla süsteemi, kui tihti ta seda saiakest tahab koju ja siis põhimõtteliselt kellaaja täpsusega on sul peaaegu täiesti soe sai on ukse taga või värava taga, eks ole. Väga mugav. Jällegi see baseerub selle samale piimaarile või näiteks, et on meil olemas ju sellised, teate need igasugused need tervisliku toidu äppid, on olemas selline lahendus, et sa saad tuua endale terve nädala menüü ja tellida endale siis töö juurde või koju spetsiaalselt mingi tervisliku toidu menüü hommik, lõuna, õhtusöök, eks ole. Jällegi, läbi välja töötud idee. Need on nagu üks variant. Nüüd teine variant on muidugi see, et see ärimudel võib olla ka, ütleme siis, ise välja mõeldud, mis on keerukam. Et sa lood selle ärimudeli ise. Sa mõtled selle ise välja. Et sellist asja varem pole, võt mina mõtlen välja, et see võiks niimoodi olla. See on juba nagu kraad kangena. Aga nüüd, mis ma tahan öelda, on ikkagi see, et selle ärimudeli olemus ja loogika tähendab seda, et meil on mingisugune viis, meil on mingi viis, kuidas moodi me hakkame raha teenima. Ja sellel on siis nagu 2 osapoolt veel kord, eks ole, ma kirjutan siia ka, 2 olulist asja. Esiteks on see, et kuidas nagu probleemi lahendatakse kliendi vaates. See on esimene asi. No, et kuidas klient nagu selle toote-teenuse kätte saab. Ja teine, kuidas tekib tulu. Need on 2 põhiasja. See on 2 kandvat asja, mida selles ärimudelis tuleb tähelepanu pöörata. 2 kõige tähtsamat asja. Kuidas tekib tulu ja kuidas probleemi lahendab kliendi vaates. Ehk, et see kliendi vaade on see, et nagu ma tõin näite, ma ei tea, see saia koju toomine või taksotellimine või McDonald's või bensiini ostmine. Et see on see, et kuidas klient saab aru, et mida ta peab tegema selleks, et tooteenus kätte saada.
ja nüüd ettevõtte vaates on veel tähtsam see, et kuidas siis nagu raha tekib, mille eest raha küsitakse. Kõige keerukam tänapäevaste startupide puhul on see, et kes maksab. Selle kohta on selline hea ütlus, et teate, mis on kõige parem äpp või? Milline äpp on kõige parem äpp? See on konksuga küsimus. See äpp, mis hästi palju pakub, hästi palju raha küsib. Ei ole, veel lihtsam on. Hästi lihtne vastus on. Ei ole. App Store. Ei ole. See, mida olemas ei ole. No, see võib ka kõlada hästi. Kõige parem äpp on tasuta äpp. Ehk siis see, mis on tasuta, see on kõige parem. Nüüd on küsimus, et... Samas öeldakse ju näiteks, et kui nõu küsid, et keegi annab sulle tasuta nõu, siis sa said täpselt nii palju kasu kui see, millest sa maksid, mis oli mitte midagi. No jah, nende äppide puhul ka, et siis ei saa nagu okei, sa kritiseerida, aga samas sa ei saa nagu midagi eeldada ka sellest. No aga kõik me kasutame ju, võtke oma telefon lahti, vaadake, kui palju või vähe on teil seal tasulisi äppe, mille eest raha maksate. Enamus on tasuta kõik, eks ole. Järelikult me tegelikult väga õrelikult kasutame Facebooki ja Instagrami ja Messengeri ja ma ei tea kõike mida veel. Kõik on tasuta. Nüüd on küsimus, et aga keegi peab ju ikkagi maksma selle juures, eks ole. Kuskilt see raha tekib. Ja nüüd ongi see, et see on see ärimudeli kõige suurem küsimus, et kust tekib tulu. Kui sa tahad kõike tasuta anda, kui sa tahad kõike odavalt anda, kui sa tahad teha ilgelt elu mugavaks, sellest pole midagi halba. Aga kus papp tekib, eks ole? Ja see on tihtipeale tänapäevaste äride puhul see kõige keerukam väljakutse, et nii lahe on välja mõelda mingit ilgelt ägedat asja. Siis tõepoolest üks variant, nagu Kristiina kirjutab, ongi see, et sa tasuta saad mingi asja ja järgnevate funktsioonide puhul pead sa maksma. Kõige levinum täna selline ärimudel, mitte ainult äppide puhul, vaid laiemalt näeb ju välja niimoodi, eks ole, et ütleme, et siin on näiteks mingisugused lahendused, näiteks, et ma ei tea, mingi versioon, mingid asjad on niimoodi siin, eks ole, niimoodi, võtame näite. Ja siis siia tuuakse välja näiteks, et on basic, siis on näiteks, ütleme, premium ja siis on näiteks, ütleme, gold. Olete näinud, eks ole, selline süsteem on. Ja siis tulevad siia linnukesed, et näiteks, et basicus see asi nagu sisaldub, eks ole, ja siis ütleme mingi teine asi näiteks enam ei sisaldu, eks ole, niimoodi. Ja siis siin all ka ütleme, et see ka ei sisaldu ja siis ütleme, et premiumis on vastupidi, et see on, eks ole, siin meil sees on ju, gold paketis on ka see sees, ja siis see on ka premiumis, eks ole, ja siin gold paketis on see ka olemas, ala midagi taolist, nii, aga nüüd siin see variant puudub ja siis gold paketis on see asi olemas. Ja siis on hinnad, et basic on tasuta, premium maksab 10 eurot ja gold 20 eurot. See on kõige lihtsam näide, kuidas see asi käib, eks ole. Et küsimus pole praegu selles, et kas see tasuta asi on halb või mitte halb, et küsimus on ikkagi jätkuvalt nagu selles, et kas klient saab omale probleemi lahenduse ja millise probleemi puhul ta nagu siis rohkem peaks maksma, mille peal vähem. Et näiteks väga lihtne ärimudeli näide on ka selline, et näiteks ütleme, et teil on vaja mingit andmebaasi tellida. Te tellite, otsite üles näiteks, et sellistele tingimustele vastab, ma ütlesin sellistele tingimustele vastavaid näiteks firma nimesid või midagi, mingit andmebaasi. Siis tasuta ma saan näha, saan testida, saan näha näiteks, et kui palju need firmasid on. 100 või 200 või 300. Ja siis, kui mulle tundub, et see hulk on okei, siis ma saan alles raha makstes näha neid firmasid ka. Sest kõige nõmedam on selline, et sa pead tegema päringu, maksad raha ja sa tead, 2 firmat vastas ootustele. Kurat, siis ma olen küll vihane. Mida äkki, saad aru, et ma tegin suure töö ära, maksin ilgelt pappi ja sain tulemuseks selle, et 2 firmat, eks ole. Et see on nagu juba petmine. Ja see on näide, et sa saad nagu mingi osa saad sa nagu tasuta ja siis, kui sa tahad seda lõpptulemust, siis ei justu nagu maksad. Need on ka nagu näide ärimudelitest. Mis on selle ärimudelite puhul üks kõige suurem miinus? Kõige suurem miinus tavaliselt on see, et nad on loodud kliendi jaoks liiga keerulised. Kas teil on mingisugune toodeteenus, mis ilest nagu on äge toodeteenus, aga see on nii keeruline, et ei taha seda kasutada?
Presi. Okei. Mark on ikka presi peale hirmus vihane. No hästi. Matemaatikakalkulaatorid. No. Ma pakun ise välja, et vanasti olid kõik internetipangad olid ilgelt tülikad. No, isest nagu väga hea asi. Anna abi on tõesti üks Anna olla, ka totakas asi, mulle ei meeldi. Kuidagi see loogika võiks seal palju parem olla. Mulle ka Anna abi ei meeldi. Aga mingid, ma mäletan, et kunagi internetipangad olid küll niisugused, et see oli nagu nii keeruline ja nii kohmakas oli ja nii tülikas oli selleks, et teha mingit pisikest asja. Sa pidid nagu 100 liigutust tegema. Jube tüütu oli. Täna on see liikunud kindlasti väga mugavaks. No mis veel on keerulist? Teate, mis on keeruline? Kuradi nõmedalt keeruline on. Pakiautomaadis paki saatmine. Ma ei tea, kas mina olen lollakas või kuidas? Kas teie jaoks on see okei või? Minu meelest see on okei, see sõltub lihtsalt sellest, kui tihti te seda teete. Tead, teen väga harva ja püüan võimalikult palju vältida. Millest see pakiautomaadi süsteem võiks olla niimoodi, et sa saaksid kodus kõik asjad ära teha ja lähed sinna ja lihtsalt lööd mingi koodi ja paned ja kõik. Ärikliendil vist nii toimibki. Mina näiteks ütlen teile ausalt, et mina ei tea, kuidas see asi käib, et kui mina tahan teile pakki saata, siis kõigepealt ma pean selle paki pakendama. Mul ei ole neid pakendid kuskilt võtta. Nii, esimene tüütu asi. Teine asi on see, et ma pean nüüd kuidagi selle mingi kleepsu sinna peale saama. Kus ma selle saan? Kas te teate või? Mina ei tea, kus ma selle saan. Enamasti saab telefoninumbriga ka lihtsalt saata. Ma olen markeriga peale kirjutanud telefoninumbri ja nime ja seni on kohale jõudnud kõik. Piisab sellest või? Jaa. Okei. Sa ju valid pakiautomaadist selle pakiautomaadiga, kuhu sa saadad seega. Oota, aga mõtlen, kui ma näiteks tahan nüüd praegu, ütleme siit kellelegi teenust Kristiinale tahan mina saata pakki, mida ma pean teadma sinu puhul? Telefoninumbrit või? Sellest ei piisa ju. Ma pean teadma pakiautomaati ka, muidu saadab, kuhu ta saadab. No sa paned pakiautomaadis selle pakiautomaadi, kuhu sa saata, tahad, paned telefoninumbri paki peale ja siis ta saab selle järgi ju sõnumi. No ja, aga vaata, nüüd ongi see, et aga kui ma tahaks midagi vahele jätta, ma tahaks näiteks, mulle piisaks ainult sinu näiteks telefoninumbrist oletama näiteks. Toome näite. Ma ei tea, kus see pakiautomaat on, ei peagi teadma. Äkki saaks veel kuidagi lihtsamalt. Saate seda aadressi järgi uurida seal. Ma ei taha uurida. Ma olen jonnakas praegu. Ma ei taha uurida. Ma ei taha, sest et ma tahaks lihtsalt niimoodi, et näiteks, et Kristiina tahab pakki saada, mina kirjutan Kristiinale maale 5-0, kõik. Mõistad? Ma tahaks nii lihtsalt teha seda, sest väga paljud asjad töötavad nii lihtsalt. Miks ma ei saa seda lihtsalt teha? Ühesõnaga, mulle vastu saada, mulle väga meeldib. Aga see saatmine mulle kohe üldse kunagi meeldib. Et ma kui ütleme, et kui saab niimoodi, et paki saaja ise vaatab, kus ta kätt saab, see on juba ägedam asi. Aga ikkagi midagi on siin kohmakat, ma ei tea, mulle ei meeldi kuidagi, ma ei oska öelda, ma püüan seda vältida. Ma olen teiega täiesti nõus. Midagi mulle seda häirib, eks ole. See on nagu näide, eks ole, nii. No siis ma arvan, et kui ma löön lahti siit oma näiteks praegu ma telefoni näpus üle, aga ma löön lahti oma tahvelarvuti, ma vaatan, kas siin on midagi sellist, mis mind häirib. Selle pakiautomaadi kohta veel seda, et ma isegi leian, et nagu kargoga on asju lihtsam saata kui pakiautomaadiga. Võib vabalt olla, jah. Täitsa võib vabalt olla. Mis siin veel on? Praegu ei oskagi nagu nende äppide kohta kohe öelda. Mõned sellised rakendused on äärmiselt lollakad need, kes mis küsivad mingi meeletult ebavajalikku informatsiooni sinu kohta. Vaadake, selle kohta on mingi naligi, et kuidas üks inimene tahtis poes maksma hakata ja siis selle peale hakati küsima, et mis teile sünnipäev oli, millal sünnipäev teil on, kus te muidu elate, mis teie hobid on, inimene tahtis poest osta pirukat. See oli nagu näide. Mul on asi loomapoega, et tahtsin koerale või kassile süüa tellida ja siis põhimõtteliselt ma niimoodi, et ma mäletan, et ma jätsin selle poolele, sest ma pidin kuskile minema ja siis ma pidin tagasi selle juurde tulema, et edasi täita seda mingit meeletut pikka mingi küsimustikki, mis ma olin nagu sunnitud täitma enne, kui ma sain maksta ja siis ma mõtlesin, et okei, ma sain pärast mingisuguse 10% kupongi nagu selle eest ja mis iganes, et ma selle jura kõik ära täitsin, aga ma kindlalt enam sealt poest ei telli kunagi mitte midagi. Ja. No tegelikult nüüd ma tahangi sinna teiega jõuda, et vaadake, need on need kohad, mida tuleb lihvida. Okei, ütleme, et kui sul on nagu 100 klienti
kes ütleme, et on testiks valitud või kelle sa proovid oma toodet elust müüa, siis loomulikult sa ei suuda ilmselt kõikidele klientidele ennast nagu meeldivaks teha või et sa ei saa niimoodi, et sa võtad iga inimese mõtted arvesse, see ei ole võimalik. Küll aga on sul võimalik ikkagi nagu näha ära, et kas valdav enamik inimesi on nagu seda meelt, et see asi on okei või on ikkagi nagu, ütleme nii, et väga palju ka neid inimesi, kes leiavad, et need asjad niimoodi ei tööta. Ehk siis see ärimudelite nagu testimise puhul peaksid sa ikkagi enamuse nagu meelsus arvesse võtma. Ja vahel mulle küll tundub, et mõned asjad saaksid töötada kuidagi nagu veelgi lihtsamalt ja veelgi nagu mugavamalt, et kohati asjad on kohmakad, kohati asjad on väga nagu, ma näitan teile ühte videot, jube hea värk, mulle väga meeldis, ma ei tea, võib-olla teile mitte, aga ma näitan teile ühte videot YouTube'ist, kuidas on lahendatud üks tehniline lahendus. Vaadake ja mõelge, kas on sellist asja oleks mõttekas teha ka Eestis. Nii. Ma võtan siit share'in teiega seda videot. Nii. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle. A fewer number of stores compared to the number 1 company, Emart. Mission: could we become number 1 without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea: let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. 실제로 보면서 사니까 진짜 더 좋은 것 같아요. 표현을 듣고. Result: people can shop at Tesco Home Plus wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, Home Plus has become number 1 in the online market and is a very close second offline. The 1977. No mis arvate? Kuidagi keegi kindlasti oli väga, ma arvan, et mingi kvartali töötaja või aasta töötaja, kes nagu nii julgelt sellele probleemi lahendusele peale lendas. Jah, muuseas see video on väga vana, see on juba mingi 5 aastat vana vist või rohkemgi. Kui ma näitasin seda kunagi tudengitele, siis 99% ütles, et nemad küll ei kujuta ette, ta peaks toiduaineid hakkama internetist tellima. Täna seda juba tehakse ka mõttes, aga mitte. Täna vastupidi. Ei, sellist küsimust on kohatu küsida, on ju?
Aga mis oli selle asja puhul mugavus? Vaadake, mugavus oli see lihtsus, et sul on üks äpp, sa tõesti plõksid sealt pealt ja põhimõtteliselt on sul kõik kaubad. Sama asi muidugi nagu internetis teha, eks ole ju. Aga jällegi nagu üks lisamugavus. Et Eestis muidugi on see asi, et meil ei ole sellist ühistranspordi nagu sükest süsteemi või kuidas öelda. Meil inimesed, metrood ei ole, eks ole, ja bussijaama, rongijaama võib-olla ei pane, aga mõte, saate aru, loogikast. Küsimus pole selles, me peame sama asja tegema, aga mõte lahendada asi teistmoodi, see väärib nagu kiitust. Väga nutikas värk, on ju tegelikult niimoodi. Ja see on näide, kuidas saab asja väga lihtsaks teha. Paari nupuvajutusega, on ju. Mitte niimoodi, et sa lähed kuskile, sa logid sisse, siis sa teed seda, siis sa teed toda. Oi, vekki küll. See kõik on nagu kohati tehtud nii keeruliseks. Et siis veel kord, et see point ja sõnum peaks olema mingi selles, et see probleemi kliendi vaade peab olema tehtud niimoodi, et tekib see väärtus, ehk siis väärtuspakkumine, mida ettevõte pakub. Peab olema loodud niimoodi, et see väärtus kliendi jaoks väärib nagu tähelepanu. Ja ütleme siis niimoodi, et ja klient on nõus raha maksma, sest et ta leiab, et kulutus on väiksem kui saadav kasu. Tegelikult see on nagu üks selline klassikaline reegel, eriti kui me räägime igapäevakaupadest. Et klient maksab siis, kui ta tunnetab, et see kulutus, mida tegi, on väiksem kui see väärtus, see kasu, see mõõdetav just kas siis rahaline või mitterahaline kasulikkus on suurem, kui ta selle eest raha välja käis. See on nii nagu mõelge näiteks kas või koolituste peale. Te olete kindlasti koolitustel käinud. Ma ei tea, kui palju te mõtlete, kui te ise peaksite raha maksma, et kui ma maksan selle summa, selle X, Y või Z summa, siis kas ma saan sealt vastu nii palju, et see kulutus on seda väärt ja see ajakulu on seda väärt. Eriti ma rõhutan, kui te ise peate maksma. Kui firma maksab või lähete mingi tasuta, siis on savi, eks ole. Siis on põhimõtteliselt teine teema. Aga kui te ise peaks maksma, mina olen, eks ole, ise eraettevõtja ja ülikool minu koolituste eest tavaliselt ei maksa, kui see ei ole ülikooli sees. See tähendab seda, et mina pean iga kord mõtlema, mulle pakutakse neid koolitusi ka siin kümnete kaupa, et kas see 100, 150 või 200 eurot, see on väärt seda, et ma kulutan raha ja saan midagi teada, kas ma nagu saan seda kasutada, seda väärtust, kas ma saan seda tulemust kasutada, lihtsalt targemaks saada. Ma arvan, et ma ei läheks koolitusele. Ma loen raamatuid ja saan selle teadmise netis kätte. See peab olema midagi sellist, mille peale mis ei tule, mida raske leida või siis vastupidi just, et see summa on nii väike, et ma saan selle väärtuse kätte. Näiteks üks päev oli, ma ei saanud osaleda, millegi pärast oli Zoomi koolitus edasjõudnutele 25 eurot maksis. Ma mõtlesin, normaalne, selle raha ma maksan. Ehk siis see on midagi, mida ma ise ei viitsi pusida, otsida ja võib-olla mingid niisugused nipid, mille puhul ma näen, et vau, see on küll väga äge. See 25 eurot oli minu jaoks täpselt okei summa, et kui ma selle kulutan ja selle paar tundi istun siin arvutadega ja õpin selle Zoomi kasutust, siis ma saan sealt midagi sellist juurde, mis mulle igal juhul toob kasu. Ja kui see kasu ei ole võib-olla otse rahas mõõdetav, siis see kulutus oli minu jaoks võrdeline selle ajakulutus ja kasu. Nii on mis tahes toodetega. Kui te midagi ostate, siis te peate tundma, et see on võrdeline või isegi väiksem saadavast kasust. Nüüd tulu mõttes jällegi nagu see, kuidas see raha tekib, eks ole, siis teatavasti tulumudeleid on ka ju hästi palju. Aga klassikaliselt tulumudelid on siis, ütleme siis niimoodi, et 2 kõige põhilisemat tulumudelit on. Esimene on siis ühekordne ostutulu ja teine on siis pidev või püsiv nii-öelda nagu siis see kuufii alusel. Ühekordne ostutulu on see, et lähete, ostate, ma ei tea, mis te ostate, mingi mööblijupi kuskilt või lähete ostate mingid riided kuskilt, eks ole.
ostate riided ja, riide näite. Ostate riided ja põhimõtteliselt te saate siis oma püksid kätte nii-öelda või pluuse, mis te tahate osta. Ja pärast seda on siis, ongi kõik. Siis te olete selle firma jaoks nii-öelda kadunud, eks ole ju. Ja firma peab hakkama uuesti teile asju müüma. Aga teine variant on veel. On võimalik teha ka riide ostmisest püsitasu. Kas te olete sellist kohta kuulnud nagu Spretsabox? Ei. Kuidas see asi töötab? Siin on niimoodi, et sõlmite enda püsilepingu. Iga kuu 28 eurot ja iga kuu saabub teile pakk. Ja selles pakis on keskmiselt siis alati mingid asjad. Näiteks siin on näide, mis siin on siis mingisugune kell, mingi kotike, lipsed, niimoodi, siuksed asjad. Iga kord on mingi 5-6 asja. Iga kuu tuleb selline pakk. See on paras trikivärk, loomulikult saate aru, eks ole, enamus asju neid pole vaja või siis, ma ei tea, kas te kasutate nii palju ära. Aga mõte on selles, et riiete ja aksessuaaride ostmisest, pigem on siin aksessuaarid, tekitatakse püsitulu. Inimene maksab ühte summat ja muudkui aga pakk tuleb koju. Mis on selle asja kõige suurem võlu? Kõige suurem võlu seisneb selles, et teil on see ettevõtjana on teil tekkinud see püsifii. See on 100 korda parem, iga jumala kord hakata kliendile uuesti müüma. Ja tegelikult nagu see kõige suurem väärtus võikski olla see, et te suudate luua sellise ärimudeli, kus te saate selle nii-öelda pideva, püsiva fii alusel kliendi käest osta. Kõik need igasugused need samad, mis need on, pagana nimi on see Spotify'd ja mis siin meil veel on kõik need igasugused Netflixid töötavad ju sama põhimõttega. Ehk siis need on kõik loodud selleks, et saaks inimestelt nii-öelda ponksu taha, nad saaks nagu püsivalt hakata raha küsima ja siis edasi on juba see, et kas klient kasutab või ei kasuta, see on omaette lugu, aga nüüd millega siis püütaksegi motiveerida, siis pidevalt luuakse mingi väärtus, näiteks ütleme, et muusika puhul tulevad uued muusad, uued laulud, filmidel uued filmid, selle sama Spretsaboxi puhul tekivad uued rõivad, uued asjad, ehk siis see on see, et sul nagu on jätkuvalt motivatsioon kogu aeg lepingut pikendada. Või näiteks mingi meedia tarbimine, et sa mingi sõlmid endale Postimehe või Delfi näiteks selle kuutasu põhise selle lepingu, et siis on lisaks uudistele on meil mingi lisaväärtus tekkimas. Et ega tegelikult muud mudelit ei olegi, see on 2 põhiasja. Ja see on kombinatsioon, eks ole. Kombinatsioon näiteks, ütleme, auto ostmine, kus sa ostad ühekordselt auto ja siis sa põhimõtteliselt hakkad käima iga regulaarselt mingites hooldustes või mingites muudes. See on niisugune kombinatsioon. See pole küll parem näiteks, auto puhul sa käid suht harva, aga ütleme, et põhimõtteliselt ikkagi lisaks ühekordsele turul tekib mingi muu asi. Või ma tean, et paljusid firmad, kes müüvad äriturule igasuguseid neid mingid kliimaseadmeid ja valveseadmeid ja näiteks ongi, et valvesüsteem ettevõttes või tuletõrje hoiatussüsteem, siis üks tulu on see, mis saadakse selle asja esmakordselt müügist. Aga tegelikult suurem äri on selle hooldus. Et sul on see regulaarne hooldusleping, iga kuu käib mingi vend, pintslika käib üle, käib klubi keera, keerab klubid kinni. Firma jaoks on see suhteliselt väike kulu mõlemale poolele. See on tegelikult sellele tellijale suht väike kulu, tema teab, et kogu aeg asi toimib ja teenusosutajale on ka suhteliselt väike kulu. Ja tegelikult on kõik justkui nagu võidus, eks ole ju. Ja ärimudelina jube hea. Raha tiksub, sest kõige nõmedam on see, kui sa pead iga kord alustama uut müüki. See on kõige nõmedam. Kõige ägedam on luua püsiv tasu. Ja selle poole täna ju tegelikult hästi paljud start-upid ka pürgivad. Nad püüavadki luua just nimelt sellise mudeli, kus inimene maksab väga vähe, aga maksab püsivalt kogu aeg ja tal on motivatsiooni seda rahasummat maksta. Võtke näiteks sama mingi Netflix või Spotify, see on väike, suhteliselt väike rahasumma. Aga mõelge, kui need inimesi on 100 miljoneid, siis firma jaoks ongi see, et see ärimudeli ellu rakendamise periood on hästi pikk, aga see tulemusena tekib sul tohutu andmebaas, tohutu inimmass, kes kõik maksavad väikest summat ja sellega on sul tagatud just nimelt see püsiv kuufii. Okei, mõni kukub ära, mõni tuleb juurde, aga põhimass jääb. Versus näiteks, eks ole, mingi
mingi kinnisvara või muu müük, sa pead iga kord alustama otsast pihta. Teed maja, ehitad maja valmis, müüd korterid ära, saad raha öökord kätte ja kõik. Mul oli üks sõber oli kunagi, ma ei tea, mis ta praegu teeb, kunagi ta läks ka kinnisvarasse üle, siis kui see eelmine buum oli. Ja ütleski, et ma küsin, kuidas äri on? Ta ütles, et äri on hea, et palgapäev on 1 kord 2 aasta jooksul. Et saate aru, et 2 aastat sa ehitad või arendad seda kinnisvara ja siis sa müüd korra maha, saad papi kätte, papp on hästi palju, aga 2-3 aastat oled sa teinud tööd ja selle raha nimel. Et see on nagu natukese nagu selline petlik ka, eks ole ju. Millestki peab ju vahepeal maksma arveid ja elama ka. Nii et see ei ole ainult nii, et saad korra võib-olla seal, ma ei tea, mitusada tuhat kätte, aga tegelikult, kui sa jagad selle aastate peale ära, siis võib-olla sa pead sellest kohe pool summast ära maksma, sellepärast, et sul on vaja arveid maksma. Ühesõnaga, see tulumudel on selle ärimudeli puhul täpselt samamoodi, ääretult oluline. Ja nende igasuguste nende selliste püsivate feede puhul tihtipeale tehakse ka niimoodi, et tuuakse selline näide või selline petlik mulje, et kui sa ostad nagu püsivat feed ja maksad mingit raha, siis sa justkui saad hästi palju asju. Tegelikult neid hästi palju asju on seal, see on nagu silmakirjalik tegelikult tihtipeale, seal ei ole eriti midagi või sa ei kasuta kõik ära. Ja siit me jõuame järgmise sellise ärimudeli juurde, mis ei ole nüüd küll IT-maailmas levinud, vaid päris maailmas, mida me nimetame paketeerimiseks. Mille mõte on siis ka see, et küsida kliendilt nagu kõrgemat tulu, pakkudes talle suuremat lisaväärtust, kui tegelikult see lisaväärtus on paljuski näilik. Te spaades olete käinud? Keegi vasta? Spaades? Jah. Ja kindlasti. No nii, väga tore. Kui te olete kunagi ostnud mingi nii-öelda paketi või? No mingi nädalõõbupakett või perepakett või mis iganes. Mis selles paketis tavaliselt sisaldub? Söök on seal kindlasti sees. No süüa saab nii. Kas te söögi kasutate ära? Tavaliselt küll, jah. Ikka nii. Mis te veel saate? Kõige tähtsam on ikka ujula kasutus. Saunad. Ujula, sauna kasutate ära? Jaa. Ikka nii, okei. Mis te veel saate? Magada saab ka. No magamisega kasutate ka ilmselt ära, kui ööklubis ei veeda tervet ööd, eks ole? See on võib-olla mingi lisaprotseduur või midagi sellist. Nii, no sellega juba tekib küsimus. Kas te selle kasutate ära? Oleneb. Võib juhtuda vabalt, et ei kasuta ka. On ju? Vahel võib juhtuda niimoodi. No siis saabki lisaks need mingi ööklubi vautšeri või midagi sellist saab ka lubada. Nii, nüüd ma küsin vastupidi, milliseid asju, mida teile seal pakutakse paketis, te väga sageli ära ei kasuta? Jõusaal. Jõusaal ja nii, mis veel ei kasuta ära? Või mille kasutusväärtus on suht mõttetu? No igasugused mingid vautšerid antakse. Minne ööklubisse, võtta esimene drink tasuta. Ta ei jõua tihtipeale sinna. On ju niimoodi? Või siis on mingisugune muu lisaväärtus. Minu lemmikud alati miinuspoolest. Hotelli minibaari kasuta. Minu miinuslemmikud on hommikumantlid ja sussid. Iga kord on see välja toodud. No jõle väärtus küll, kuulge, minge rekki. Mul on alati omad sussid kaasas. Ma ei kasuta neid kunagi neid hotellisusse. Need on number 47 ja kukuvad jalast ära. Kus ma lähen niisugustega? See on niisugune petukas. See on konservatiivne Ida-Euroopa inimene. Saksa turistide siuksed penskarid võtavad hea meelega need sussid ja hommikumantlid omal. Neid võib näha ikka hotellides üle maailma jooksmas ringi nendes kostüümides. Ja võib küll. Ma võtan ka sellepärast, et kui usud kohustik on. Aga kuulge, see on ilge kuradi trikk. Paned oma nimekirja. Hinnas sisaldub hommikumantlid ja sussid. Kuulge, kui ma lähen niisama spaasse sinna hotelli magama, kas siis ei sisalduva? Sisalduvad küll. Kui ma lähen lihtsalt niisama hotelli, lihtsalt ärireisile, ma saan ka need sussid ja hommikumantlid. Miks sa peab panema sinna paketi juurde? See on trikivärk, saate aru. Või kunagi näiteks oli siuke lugu, et oli mingisugused, kui meil oli siuke asi, et kui 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi oli veel lauatelefonid olemas, siis oli nagu põhipakkumine mingist telekommunikatsioonifirmadelt oli niimoodi, võtke meilt kuutasune pakett, te saate meilt internetti, te saate televisiooni ja lauatelefoni. Mida kurat, lauatelefon? Juba ammu ei kasutanud lauatelefoni. Aga see oli nagu justkui nagu
pähe määritud sisalduspaketis, aga ilge trikki värk, eks ole. Selle mõte, selle paketeerimise mõte on see, et tegelikult kliendile jäetakse mulje, et kui sa võtad mitu asja korraga, saad soodsamalt selle. Tegelikult on trikk selles, et osa asju on ettevõtte jaoks niikuinii tasuta. Ta ei peagi maksma sellest midagi. Ta on ammusi kinni maksnud juba. Ta saab näidata tegelikult nagu kliendile justkui suuremat väärtust. Ise tegelikult sellesse otsa panustamata. See ei ole üldse mitte halb. Ma saan, et teile meeldivad hommikumatide sushid, väga tore. Ma kasutan ka neid aeg-ajalt ära. Nad on tavaliselt hästi suured, eks ole, et nendega käia on väga tobe. Nagu ma ütlesin, sushid on 47 number ja mantel on XXXL tavaliselt. Ma tõmban õlmad niimoodi mul selja pealt vaja kokku panna. Ma näen nagu mingi totrakas välja sellega, et mulle nagu ei meeldi see asi. Aga ilma ka on nõme käia seal joosta ujumispükstes mööda hotelli ringi pole ka äge, siit tühjaga ma kasutan seda. Aga ma lihtsalt mitte ei sarja, vaid ma lihtsalt naeruvääristan sellist asja, et see on nagu mingi, teeb ka. Et igasugused paketis me võime näha niisugust asju, see ole ju. Aga paketeerimine on ka üks selline levinud ärimudeli vorme, kus justkui nagu pannakse kokku füüsilises maailmas erinevaid asju ja siis jäetakse mulje, et saab nagu väga palju ja müüaks selle kliendile mingit väärtust, eks ole, nagu terviklahendus ja kõik on ühes koos ja kui sa suudad selle korralikult nagu ära sõnastada, siis ta niimoodi ongi, eks ole. Selle kogu selle kontseptsiooni nagu, mis ma teile räägin, nagu selle asja mõte seisnebki selles, et see alustamine, see, kuidas me pihta hakkame, tähendab, eks ole, siis ikkagi kliendi valikut, aga veelgi enam tähendab ta seda, et mis on see mudel, mis on see kontseptsioon, kuidas ma hakkan seda ellu viima. Ja mingitel hetketel võib isegi öelda, et selle ärimudeli nutikas valik ongi tegelikult kogu asja alus. See ongi tegelikult kogu kontseptsiooni alus, sest et see lahendus, mida pakutakse, see ei ole midagi uut. Mõtleme jälle sama Bolti peale, et Bolti poolt pakutav teenus on täiesti tavaline teenus. See on transporditeenus, see on taksosõit. Siin pole mitte midagi kosmelist. Mis teeb selle äri eriliseks, on see lahendus, see ärimudel, on ju. Või et booking.com või midagi taolist, see, mida ta pakub, see tegelikult on see, mida me oleme kogu aeg saanud. Me oleme saanud kogu aeg ikka need samad lennupiletid ostetud ja need hotellimajused. Lihtsalt see lahendus, kuidas meile see asi pakutakse, ongi asja alus. Mõistate? Nii et tegelikult võime öelda niimoodi, et väga sageli tänapäeval see toode-teenus ise on täitsa neljandjärguline. Kõige tähtsam on see mudel, see viis, kuidas see toode-teenus kliendini viiakse. Ja selle taga seisneb ikkagi see sama väärtuspakkumine. Et klient leiab, et kurat, see on äge. Selle eest ma olen nõus raha maksma või et sellise lahenduse ma olen nõus kasutusele võtma. Ja nüüd, kui raha eest ei maksa mitte lõpptarbija, aga raha maksab näiteks teenuse pakkuja firma, siis peab olema firmal see vau-efekt, kus tema näeb, et okei, see tundub mulle kasulik. Ma võiksin selle paketiga liituda ja selle pealt raha maksta, kui ma saan siit mingi lisaväärtuse. Nii et tegelikult väga paljudel juhtudel, näiteks nendel vahendusfirmadel, on kliente justkui kaks gruppi. Kõigepealt sa pead müüma lõppkliendile idee ja samamoodi pead sa müüma selle ettevõtjale idee. See teeb selle klassikalise ärimudeli raskemaks. Toidupoodi on märksa kontseptuaalselt nagu lihtsam müüa, ideel on müüa. Ehitada võib-olla on keerukas, füüsiliselt tuleb ehitada midagi valmis. Aga kõik saavad aru, et inimene on see, kes selle poodi peab tulema ja kauba leiad sa igalt poolt. Kõik ettevõtted on kohe kahe käega nõus sulle kaupa pakkuma, kui sa lood endale müügikoha. See pole mingi probleem. Ehk siis pigem on see, et sa pead valima, keda sa võtad oma poodi müük, keda sa ei võta, mitte et sa pead käima mööda ilma ringi, et andke mulle kaupa, andke oma leiba sõia, mida mu poes müüa. Seda leiab alati. Aga võt just selliste moodsate lahenduspõhiste tehnoloogiliste lahenduste firmade puhul, seal tekibki ju see probleem, et kuidas ikkagi müüa mõlemale poolele. Ja kogu selle asja juures on see kehtib see reegel, vaadake, ma ei tea, kas ma olen teile seda öelnud, aga KISS-reegel. Mäletate, mis see reegel tähendab? Olen ma rääkinud sellest teile või? Ei mäleta, et oleks. Keep it stupid simple. Ehk siis, see on selline, mitte jälle niisugune teaduslik termin, aga hoidke asi lollakalt lihtsana. Kui asi läheb liiga keerukaks, siis kohe on jamamajas, eks ole. Hoidke asi lihtsana ja mida lihtsamini te suudate seda ärimudelit luua ja seda väärtust pakkuda,
justkui seda lihtsam on teil seda ka müüa. Klient peab saama aru. Kas teile on kunagi tuldud müüma mingisuguseid äriideid? On teil juhtus olnud? Keegi tuleb, istub, tule räägin sulle mõtte. Pangad äkki müüvad paketti vist, mitte äriideed. Okei, nii. No mida veel on teile müüdud? Kas võrkturundust on teile müüdud? Mingi Facebooki sõber üritas kunagi püramiidiskeemi saada. Okei, väga hea. No, mulle on müünud vähemalt 10 inimest ämbeid. Siis on mulle müüdud Lionessi. Kõiksugused krüptomaailma asju on müüdud. Lionessiga kus juures on niimoodi, et seal vist tõmmatakse neid nooremaid, kes sinna jõuavad ja kuidagi nagu sellesse programmi nagu kaasa, et minul tõmbas kunagi inglise keele pinginaaber, kes isegi olnud mu klassikaaslane. Tõmbas söögi vahetunniks kõrvale ja hakkas mulle seletama, et kuule, et kuidas sulle meeldiks umbes sükke asi, kui sükke asi oleks olemas. Nagu sükke pähe õpitud tekst hästi, mis oli väga... Mind pani naerma, sellepärast ma närisin selle läbi, aga jah, skeem paljastus, ütleme, oma lõppolemuseni täielikult selle ühe vahetunni jooksul. Okei. Nüüd, mis on nende asjade üks probleem? Ma ei tea, kas te olete seda probleemi tajunud? Mina olen seda tajunud küll. Ja see on väga lihtne. Kui näiteks toome üks näite, et keegi teist tahab mulle pakkuda võimalust, et ma ei tea, anna minu ärisele raha või tule investeeri või tule lööme punti või kas või isegi heas mõttes, et kuule, et mul on abilist vaja, et ole hea inimene, et sa tahaksid tulla oma nõuga jõuga appi, siis minu puhul, ma arvan, et ka teie puhul, kehtib see reegel, et see inimene peab suutma maksimaalselt 5 minuti jooksul oma ärikontseptsiooni mulle ette laduda. See 5 minutit on isegi palju. See lifti kõnest olete kuulnud midagi? Mul oli selles ka materjalis on lifti kõne video. Kui te ei ole seda veel vaadanud, vaadake kindlasti, eks ole. Siis lifti kõne on üks parim näide. Sa pead suutma vastaspoole huvi ärata väga lühikese aja jooksul. Ja mina kunagi seda enne te sellest aru ei saa, kui teil endil ei tulda midagi müüma. Ja ma mäletan, kuidas Eesti kõige kõvem ämbei tegija mulle 1,5 tundi rääkis ja ma ei saanud ikka mitte millestki aru. Ma olin nii kurida peale. Ma tal endal ei öelnud, aga ma ütlesin teisele tüübile, et ütle selle kuradi tüübile edasi, et ta on üks sitemaid müügimehi, kes saab üldse olla. Ausõna, pekki küll. Ma võin selle inimese nimega välja öelda, aga ma ütlen praegu. No niukest möla ajada. Ma ei ole mingisugune 3. klassi haridusega, kelle tuleb rääkida. On investeerimine, on varad, on, ma ei tea, need, siukest käojaanias mulle saate aru. Ma tean, et see on nende reegel, nad peavad niimoodi rääkima. Aga see tundus nagu täitsa nagu, teate, ma mõtlesin, ma hakan okse lausa. 5 minutit, räägi ära, põps, mis point on, kust papp tuleb ja siis ma kohe reageerin või ma saadan sind puu taha. Te teete samamoodi, tegelikult teete. Viisake inimesena võib-olla te teete mulle näo ja sööte mu praegu, minuga koos selle prae ära, mis ma teile välja teen. Aga tegelikult mõtlete kohe, kuidas sul lahti saada. Selle sama ämbeiga üks ülugu. Kui ma jälle sattusin ühe kulemuse orgi otsa, siis ma sain juba eos aru, kohe esimese sekundi pealt, mul seda müüa, ma ütlesin, et tead nüüd lugu. Palun räägi mulle 5 minuti jooksul, mis värk on. Ja puit on normaalne, rääks 5 minuti jooksul, aga muidugi ma ei huvita, tõmbutu. Aga saad aru, mis asja, hakata rääkima 1,5 tunni midagi. Ja selles ongi point, kliendil sama seis. Kui sa peaks hakkama kliendile seletama, kuidas te äri välja näeb 0,5 tundi, mitte keegi ostad mitte kunagi mitte midagi. See peab olema võimalikult lihtne või siis saab seda näidata nii lihtsalt, et see töötab. Ma olen kunagi näinud ja seda tegelikult teie Twitterist ülesse ka. Ma ei tea, kas ma praegu võtsi otsida. Ryanairi ärimudel ühel lehel. Seal oli vist mingi 7 punkti. 7 punktiga saab ära öelda, mis on Ryanairi mudel. Ryanair on gigafirma, miljardid, ma ei tea, mitmed, 10-100 miljardit dollarid ettevõtte, eks ole. Ja ometi on nende ärimudel väga lihtne, baseerub 7 põhipunktil, mille pealt nemad raha teenivad ja mis on see väärtus kliendile. Ka väga keerulist asja saab väga lihtsalt edasi arendada. See on nüüd asja tuum, eks ole. Ja seda nüüd nagu tegelikult ettevõtja peab teadma, et ta ei tohi ajada oma äri liiga keeruliseks. Samal ajal muidugi see peab olema, see teistpidi vaadates, äri peab olema ka selline, et see ei tohi olla nagu nii labane, et klient ei näe mitte mingit väärtust selles. Vaid see ärimudel peab olema nii nutikas, et inimene saab aru, et esiteks on lihtne, aga teiseks see annab talle mingi väärtuse. Ja väga sageli see väärtus ei pruugi kohe inimesele kohale jõuda,
kui sa ei räägi talle lihtsalt kogu tema probleemi ja tema lähenduskäiku lahti. Seesama võtame takso näited, kui meil oleks oodatame, et Uberit või Bolti pole olemas, siis me räägiksime selle tegelikult lahti umbes minutit, eks ole. Et vaata, sina tahad sõita taksoga, praegu asi käib niimoodi, aga mis oleks, kui saaks teha niimoodi? Seda on võimalik 5 minutiga ära rääkida, pole mingi probleemi. Ja hiljem võib sinna lisada juurde selle teenusega, nagu nootan, igasugu lisad vidinaid ja nagu öeldakse, et tuled ja viled saab juurde panna. Aga esimese hooga baas, core basic, see core kontseptsioon peab olema ja jääma suhteliselt lihtsaks. Vähemalt kliendi jaoks. See, kuidas te olete tehniliselt lahendanud, see on teine teema. Klienti peale seda teadnud. Okei, võt siuke lugu on selle alustamise ja selle esimese sammudega. Ja nüüd, mida siis paljud ettevõtted teevad endale sellise asja nagu 100 päeva plaan. Plaani kohta või seda nagu öelda, et samas tuleks seda ka täpselt, et nagu ohutus või kindlas kohas võib-olla harjutada, et ma tean näiteks, et oma ettevõttes, et omanikud nagu, et ma ei tea, tahtsid teha mingi crowdfunding ut ja mingit värki, et kui sa isegi oma töötajate seast või kellelegi ei suuda oma mingit plaani maha müüa, et siis võib-olla ei ole mõtet nagu kulutada, ma ei tea, mis nemad kulutasid, ma ei tea, mis mingi promovideote, ma ei tea, mis asjade peale, sest või kuidagi, et katsetada oma teooriat. Ja tead, mul on sellega mõnes hea näide. Ma töötasin terve aasta startup ettevõttes. Kujutab ette, töötasin terve aasta startup ettevõttes. Iga päev käisin tööl, peaaegu iga päev. Ma töötasin kodus kontoris ka. Ja kui ma lõpuks sealt ära tulin, siis juhtus siuke lugu, et see tegemist oli Eesti krüptorahaga. Ma olen vist rääkinud sellest, eks ole. Ja siis mul sattus minuga kokku üks inimene, kes minu tuttava kaudu, mu tuttav soovitas ja ma isegi ei tea, miks ma nii rumal olin, aga vahet ei ole, ma tegelikult sellest sain päris nagu mitte võitu, aga see kohtumine mulle ka midagi nii-öelda maksmine. Ehk siis ma lõpuks 2 või 3 kuud hiljem pärast soovitust leidsin võimalust selle inimese kohtuda, kes mulle müüs seda sama krüptoraha ideed firmas, kus ma ise töötasin. See asja point seisnes selles, et see inimene, kes oli tegelikult müügi nii-öelda agent, kes müüs seda soovitusturundust, selle sama krüptoraha teema, suutis mulle tunni ajaga või poole tunniga selle kontseptsiooni selliseks teha, mida mitte keegi mulle mitte kunagi ei rääkinud selles firmas, kus ma töötasin. Kujutate ette. See muidugi ütleb väga palju selle firma kohta ja ka see ütleb ka seda, mis sina ütledki, et tegelikult müü seda asja kõigepealt oma inimestele ja siis mine tänavale. Aga meil juhtuski niimoodi, et minule ei müünud seda mitte keegi, ehk ma töötasin selles firmas aasta aega ja ma tegelikult päris ausalt tunnistan, ma ei saanud üldse aru, millega see firma tegeleb. Mis see toote on, mis see teenus on, mitte midagi aru, sest mitte keegi poolt kunagi rääkinud ja oleme ausad, ega ma ise huviga ei tundnud. Ma tegelesin selle hoopis teise asjaga ja loomulikult see näitab ka minu suhtumist muidugi ja sellepärast ma täna tulin. Aga tegelikult ikka kurioosum on see, et firma juhtkonnast keegi ei tundnud huvi, kas oma töötaja üldse saab aru, mis asi see on. Mul oli tööres või tänase päeval oli täpselt sama situatsioon, ja väga-väga veider on, kui nagu kõik töötajad veel seda nagu nendivad ja mõtlevad, et mis toimub nagu. No, see ongi väga kummaline, jah. Nii, okei, see oli see pool. Nii, nüüd me teeme vahepeal väikse pausi. Me tuleme tagasi ja ma räägin teile veel ärimudeli vormistamist, seda, mida ma teiega siis ootan nüüd lõpuks veel ja räägin sinna juurde siis ka mõningad olulised asjad. Vot nii. On praegu tekkinud küsimusi, kommentaare? Küsimus on, kaua see paus meil oli? Veerand tundi. Okay. Jah, tuleme veerand tunni pärast tagasi, siis räägime veel natus aega. Vot nii. Et ühesõnaga, et see ärimudel erineb oma äriplaanist või äriplaanist sellega, et äriplaan on tõsine dokument, eks ole, seal on liigalt laialt räägitud mitte ainult sellest ideest, vaid ka sellest, et millega, milline on turuolukord, milline on konkurentsiolukord ja luuakse juurde väga tõsine finantsplaan, riskianalüüs ja palju-palju muid asju. Ja üks äriplaan võib olla pikk seal 40, 50, 100 lehte, eks ole. Siis ärimudelit, just nimelt nagu ma teile rääkisin, tuleb osata teha nii lihtsana, et sa suudad ühel lehel kogu oma idee edasi anda. Mul on siin selles samas Moodle'is toodud selle ärimudeli selline eestikeelne vorm. Kui nüüd aga keegi tahab, või ma soovitan isegi, et võtke ette ja kasutage seda ühte spetsiaalset siis sellist ka nagu tarkvaralahendust, Canvanizer, mis siis võimaldab seda ärimudelit ka niimoodi
siis paremini visualiseerida, kasutades tegelikult sama põhja. Ja siin on siis selles keskkonnas on toodud ära siis ka selline üldine lihtne selgitus, millest need 9 punkti, mida siis ärimudel peaks sisaldama ja mida siis peab mingisse lahtesse täitma. Et põhimõtteliselt, eks ole, koosnebki ta siis 9 olulisest punktist, millel on siis tavaliselt siin toodud 2-3 põhiküsimust. Et need on siis järgmised. Esimene on siis punkt nimega Key Partners. Ehk siis see on siis see, et kes on siis teie põhilised äripartnerid või tarnijad, kellega teie peate koostööd tegema. Näiteks tarkvara, mingisugused pakkujad, toodete, teenuste müüjad, ma ei tea, mis veel, turundusorganisatsioonid, ma ei tea, võib-olla mingid pangandus, võib-olla veel mingisugused 3.-4. organisatsioon. Ehk siis, kes on vahetult ja olulised, et kui teie hakkate oma äri ajama, siis te ei saa kõike asju üksi tehtud. Teil peab olema midagi või kedagi, läbi kelle te saate seda kõike siis nagu edasi arendada ja edasi ajada. Ja teine küsimus, et mis võiks motiveerida neid partnereid, mis see nende kasu on? Kas siis rahaline tulu, osa saamine sellest äritulust, ärimudelist, on selleks näiteks võib-olla siis mingisugune kliendibaasi laienemise võimalus, turundusvõimalused, mis iganes. Siis järgmine asi on key activities, ehk siis millised on need põhimõtteliselt need teie tegevused, ehk siis see on nüüd seesama see ärimudel, et läbi mille teie seda toodet teenust pakute, mis asi see on? Kas see on siis nagu vahendusplatvormi loomine, kas see on siis ütleme turundustoe pakkumine, mis asi see on? No vaadake, kui me võtame näiteks mingisuguse sellise startup maailmas, et võtame näiteks mingisuguse Instagrami tüüpi sellise pildi jagamisprogrammi, et mida ta siis teeb, et see tegevus on see, et põhimõtteliselt ta võimaldab nagu läbi loodud programmi ettevõtjatele ennast ja oma toodet reklaamida inimestele ka, eks ole. Et ühelt poolt inimesed panevad pilte, teiselt poolt ettevõtted saavad panna oma pilte ja siis läbi sellise nagu pildi jagamissüsteemi saab tekitada mingit turunduslikku poolt, eks ole. Ja just nagu siis, eks ole, et millised on need põhitegevused, läbi mille te siis müügi ja turundusega oma äri teete. See koht, see key activities võiks ollagi just nimelt see äri nagu mudeli või äri filosoofia, kui niimoodi öelda, selle üldine siis ja kirjeldav selgitus. Siis kesksel kohal istub selles ärimudelis value proposition ehk väärtuspakkumine. Vot see on see, millest me oleme siin pidevalt rääkinud, et see väärtuspakkumine peab olema see, mille eest klient raha maksab. Või siis, et mille pärast klient üldse teie toodet teenust sooviks. Et mida see inimene saab? Kas ta saab rahalist võitu, saab ta ajalist võitu, annab see inimesele mingi emotsionaalse, mingi parema enestunde, on ta kuidagi tehniliselt mugavam, on ta kuidagi turvalisem, mis asi see on, mille pärast klient tahaks ja oleks valmis seda toodet teenust kasutama ja siis enamgi veel ka raha maksma. Ehk siis väärtuspakkumine on see, mida te sellele kliendile ütlete. Et meie keskkonda kasutades saad sa juurde seda. Või meie keskkonda, meie toodet teenust kasutades on sul võimalik saada see asi niimoodi. Kliendisuhted, customer relationship tähendab seda, et mismoodi on võimalik nagu siis klientidega üldse suhelda. Kuidasmoodi te ehitate üles oma kliendisuhtluse? Näiteks, et kui meil on mingi äpipõhine asi järjekordselt, siis seal kliendisuhtlus on ehitatud üles mingi platvormi peale. Kui meil on e-pood, siis võib olla kliendisuhe näiteks läbi selle, et meil on mingisugune 24 tundi mingisugune online klienditugi olemas või klienditeenindus olemas. Või me ehitame spetsiaalselt üles näiteks füüsilise ruumi, kus inimene saab tulla ja oma siis nagu seda kliendisuhet või mingi probleeme lahendada. Näiteks ütleme, et on ka ju Eestis e-poed, kui teil on näiteks vaja midagi kaupa vahetada või midagi seal mingi probleem on, et siis te saate seda informatsiooni jagada
ja oma muret jagada ja konsultatsiooni teha läbi e-keskkondade, telefoni ja veeb, aga te saate ka minna kohale kuskile, kus teil on olemas füüsiline inimene, kes seda abi teile osutab. Siis oli see sama customer segment, ehk siis see on siis see kliendigrupi ülevaade. Key resources tähendab seda, et millised on need põhilised siis ressursid, mida teil vaja on. Ressursid on inimesed, raha, seadmed, teadmised, turundus, mis iganes. Distribution channel, selle all on mõeldud müügikanalit. Kuidas käib müük ja turundus? Kuidas inimesed saavad teada teist? Jällegi, eks ole, kas see on nüüd, et on mingi füüsiline ruum püsti, nagu, ma ei tea, teeme toidupoe, siis distribution channel on see, et inimene tuleb minu poodi ja ostab poest. Või et see on e-kauplus, või et see on näiteks sotsiaalmeedia, või et see on äpp ise, eks ole. Kuidas moodi inimene saab teie tootest teenusest teada? Kuidas see teadlikkus ja kuidas see turundus välja näeb? Ja cost ja revenue tähendab seda, et millised on need põhilised kulud, mida te oma äris teete ja nüüd see revenue stream tähendab seda, et mille eest kliendid maksavad. Ja siin on see küsimus, et vaadake, algust on pihta, mis asja, nad ostavad toodet, aga me oleme rääkinud täna juba ja varasemalt ka pikalt, et on ju väga palju selliseid ärisid, kus justkui tasuta, eks ole, teenus on tasuta. Nüüd on küsimus, et kust raha tuleb. Et siin oodatakse seda kirjeldust, et millised on need kohad, mille pealt raha teenitakse. Et kui te võtate näiteks lahti, võtame siit mingi näited, et Osterwalderi business model ja võtame siit näiteks mingi example, siis me leiame siit terve posu mingisuguseid näiteid. No, vaatame, kas siit me leiame midagi. No nii, siin on mingi näide olemas, eks ole, ootame, kas see on nagu... Ja, okei, siin on midagi olemas. Et näiteks vaatame siit üle, et siin on, ilmselt see on mingisugune Pinteresti jaoks vist tehtud, jah? Okei, nii, kes on siis customer segments? Interneti kasutajad, eks ole, reklaamijad, reklaamiagentuurid, mingid võrgustud, telefoniomanikud, arendajad, ettevõtjad. No, see customer segment on väga lai neil. Kliendisuhe. Loomulikult esimene asi on see, et automatiseeritud, seda on seda, et mingit füüsilist inimest ei ole, mingit füüsilist ruumi ei ole. Aga see võib käia ka läbi, eks ole, mingisuguse andmebaasi turunduse, läbi mingisuguse sellise just nimelt nagu, et sa loodki seda kliendi, seda account'i, läbi selle account'i sa siis tegelikult koguda omale niimoodi kliente, eks ole. Ja siis on mingi analüütiks, mis põhimõtteliselt näiteks korjab kokku kõige suuremad mured ja võimalused, läbi mille siis luuakse mingid korduma kippuvad küsimused, nagu internetis on kombeks, eks ole, luuakse mingisugust sellist automatiseeritud süsteemid, et inimene kirjutab oma mure ja sa saab seda kohe vastu, eks ole. Ja kuidas on müük? Müük on siis global team ja siis on läbi erinevate multitoodete siis selline ühildatud, integreeritud müük. Et nagu ma ütlesin, eks ole, et ettevõtja müüb iseenda tooteid ja ta kasutab selleks LinkedIn, Pinteresti kanalit, eks ole, ja siis ta põhimõtteliselt saab alati viidata, et minu tooted teenused on nähtaval Pinterestist. Ja sealt tekib omakorda siis see miksitud selline seos, et inimene hakkab sealt Pinterest edasi käima ühest kohast teise ja siis satub mujale ka. Mis on see value proposition, eks ole? No, siin võib-olla siis kõige rohkem on, eks ole, just see kusjuures, me võtame, et kliendiks on pigem, eks ole, reklaamiagentuurid või siis ka ütleme, mingisugust arendajad ettevõtted, et siis on just see suunatud turundus, eks ole ju. Või siis näiteks, et nagu see operatsioonisüsteem ja kogu see andmebaasi põhine loogika, et sa saad sealt hästi seda kliendi andmeid kätte, saad otse kliendile suunat turundust, saad teha seal nagu suurandmete baasil sellist analüütikat, mis võimaldab tabada õigeid sihtgruppe, ehk siis see on põhiline väärtus. Ja loomulikult see, et see on sisuliselt tasuta kliendi otsingu baas, eks ole.
nii key activities ongi see, et eks ole, et see arendustegevus, et sa nagu lood nii-öelda sealt uut toodet, uusi pakkumisi ja sa manageerid seda nii-öelda infrastruktuuri, ettevõtte, millega tegeleb see Pinterest ise. Tema kontseptsiooni sisuks on, eks ole, siis nii-öelda nagu hallata neid andmebaase, luua selline nii-öelda mehhanism, kus need samad arendajad või ettevõtted, kes siis seda nagu platvormi kasutada, nemad saavad sealt siis, eks ole, integreeritud nagu seda lahendusi. No, partnerid on siin terve hunnik igasugused mingid network partnerid ja sisuturundajad ja siis need, kes seda jagaks laiali. Key resource on IT infrastructure, siis on siis intellektuaalne omand, eks ole, ja siis veel mingid rahalised investeeringud. Siis on kulud, on siin igasugused, eks ole, need andmebaasi kulud ja andmehalduskulud ja arenduskulud ja marketingikulud ja administratiivkulud. Ja nüüd, eks ole, kuidas tekib tulu. Ja tulu tekib siis eelkõige läbi reklaamide, eks ole ju, et siis on ühendatud omavahel kõik need erinevad andmebaasid, mis jooksevad kokku ühte kohta, ehk siis need on siis Google'i ja siis ütleme siis ettevõtte enda reklaamid ja nii edasi. No see on üks näide, eks ole ju. Siis on LinkedIni puhul siin näiteks toodud sama asi, et siis on, tegelikult see oli Google, vabandust, see oli mitte Pinterest, see oli Google, jah. LinkedIni puhul on siis ka siin internetikasutajad jällegi, eks ole, ja arendajad nii edasi. Mis siin huvitavad on, näiteks kanalid on, eks ole, seesama website ise, mobiiliäpp, mingisugune otsemüük, eks ole, email marketing ja nüüd on siis väärtuspakkumine. Väärtuspakkumisi on siin väga selgelt peale 3 grupile, eks ole, mis on professionaalidele, mis on nendele tööpakkujatele ja mis on reklaamijatele. Jällegi, mis on siis need key activities ja key resources ja nüüd, kus siis papp tuleb, eks ole, siis ongi läbi premium accountide, et on midagi tasuta, midagi on raha eest. Siis on need nii-öelda värbamisteenused ja siis kogu see personaalhaldusteenused ja siis on marketingi lahendused. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et eks ole, raha teenitakse läbi selliste juba kõrgema taseme platvormide. Ja no siin on näha, eks ole, see on Facebooki siin näiteks näited, pankade näited, nii et te saate siit tegelikult neid näiteid päris palju, kui te otsite ja läbi mille te siis saate aru, et kuidas seda asja tegelikult paika pannakse. Päriselus luuakse seda mudelit siis niimoodi, et istutakse nende tiimiga kokku, võetakse see tabel ette ja hakatakse see tabelit täitma niimoodi sellise taas nagu ajurünnaku või mõttetöö tegevusena, et iga siis tiimiliige pakub välja omi lahendusi, igasse gruppi või igasse kasti võib tekkida terve hulk erinevaid mõtteid. Peale selle siis tiimi, ütleme keegi, kes seda ajurünnakut veab, võtab tulemust kokku, paneb kõik kirja, tiim vaatab läbi, ütleb, et kuule, see ei sobi, see kattub, selle võtame ära, selle saame juurde, mille tulemusena tekib nagu kogu meeskonna ühine arusaam just nimelt kõikidest asjadest. Kes on sihtgrupp, kuidas me müüme, mis on väärtuspakkumine, mida meil vaja on, mille peal raha kulub ja kust raha tuleb. Ja nüüd selle pika või intensiivse jutt tulemusena, mida mina teie käest ootan, mina ootan seda, et iga tiim võtab nüüd oma selle konkreetse äriidee, mille ta on teinud paberile, millest ta on loonud ka selle väärtuspakkumise mudeli ja kirjutab valmis sellise ärimudeli põhja. Täites ära kõik need kastikesed siin. Ja viimasel, ehk siis 2 nädala pärast oleval kohtumisel, me siis kuulame kõiki tiime ja iga tiim saab jällegi kuskil seal, ütleme, 5 või 10 minuti jooksul edasi anda oma siis nägemuse, millisena tema kujutab ette, milline on see konkreetne tema äritee ja kuidas ta kavatseb seda ideed siis niimoodi nagu ellu viia, olles siis läbi mõelnud kõik need aspektid, alates sihtgrupist kuni tulude ja kuludeni välja. Ja mul peaks olema äkki ka tehtud, või ei ole, ma vaatan kohe, eraldi ka on küll valmis ärimudelite üles laadimine. Tšuke koht on ka olemas. Et vot siin. Ehk siis praegu siin meil on 0 esitatud ja vot siia sellesse valmis ärimudelitesse ma siis ootan teie valmis töid just nimelt selle Osterwalderi ärimudeli alusel. Nii et siis mida ma tahan teile nagu tehniliselt öelda on see, et kui te nüüd nagu
vaadata, et kuidas seda akadeemiliselt ja tehniliselt on võimalik äriideed juurutada, siis põhimõtteliselt, eks ole, esialgsele sellisele idee kirjeldusele, mida inimestel pähe tuleb ja kus nad siis mõtlevad, et võiks nii teha, naa teha, võiks siis järgneda selline paarisammuline selline nagu idee põhjalikum analüüs, tulemuseks sünnib üks selline dokument ja nüüd siis päriselus peaks nüüd sündima selline asi nagu 100 päeva plaan, nagu ma vist hakkasin siin kirjutama. Ehk siis see 100 päeva plaan tähendab siis seda, et reaalselt luuaksegi lausa nädalate ja vajadusel ka päevade täpsusega 3-kuine umbes plaan, mida ettevõte siis teeb täpselt nendel nädalatel, eks ole, paneb kõik kirja ja tekib selline kava, kuidas moodi ettevõte kavatseb oma ideed ellu viia ja miks just 3 kuud, et see on piisavalt juba okei aeg, et kui tiim tegeleb küllalt intensiivselt, siis 3 kuuga jõutakse juba kuskile välja ja on võimalik teha ka mingisuguseid selliseid, järeldusi või hinnanguid, et kas see, mida nagu plaaniti üldse ellu viia, on üldse realistlik ja eelkõige leitakse üles kindlasti vead, mida on puudu, mis ei tööta, mis on valesti, milles on jama, eks ole, millega me pole varem kokku puutunud. Seda 100 päeva plaani ma teie käest eraldi ei oota, aga veel kord päriselus me tavaliselt niimoodi teeme. Luuaksegi väga detailne plaan ja selle ideaalis võiks olla niimoodi, et selle 3 kuu tulemusena parimad ettevõtted suudavad juba nii kaugele minna, et nad isegi reaalselt midagi müüvad selle ajal. Aga see on nüüd juba nagu üks ole. Sõltub ärist. Nii et ühesõnaga üks viise, kuidas oma äri üldse püsti lüüa, kuidas seda äri üldse alustada, ongi siis läheneda kogu sellele ettevõtlusele ja kogu selle ideele sellise süstematiseeritud lähenemisega, mille sisuks oli siis kõigepealt üldine ideekirjeldus, millele järgnes selle väärtuspakkumise lõuendi koostamine, see oli see customer jobs ja pains ja gains, mille eesmärgiks oli siis täpsemalt kirjeldada ja selgemalt enda jaoks nagu lahti mõtestada, mis on see probleem, mida me hakkame lahendama ja millised on need, või ütleme, mis on see hetkeolukord õigemini ja millised on põhiprobleemid, mida me hakkame lahendama. Ja sellele järgnes siis see viis, et kuidas me seda teeme. Ja siis sellest esialgsest nagu ideest läbi sellest väärtuspakkumisest võiks sündida selline ongi lõued, siuke kava. Esialgu meile tundub, et me võiksime teha niimoodi. Sellisele klientile, sellisel moel ja luua sellist väärtust. Ja nüüd siis on järgmine samm, et kas siis see asi tegelikult töötab ka või ei tööta. Kui keegi teeb seda ilma kavata, teeb seda kuidagi oma nagu lihtsalt selliste niimoodi puusalt tulistades, siis ta võib-olla ei tee seda nii süstemaatiliselt, aga tegelikkuses ma julgen väita, et iga ettevõtja mõtleb enamus nendest küsimustest kas või peas läbi. Ja üks asi kindlasti veel, mida soovitakse teha, mida me teiega selle kursuse raames ei tee, oleks siis sellise tõsisema finantsplaani koostamine. Aga selle tõsise finantsplaani koostamine ei ole ka iseenesest mingi kosmos, vaid et see tähendab tegelikult, mida see tähendab tulude ja kulude ritta panemist ja siis hindamist, milline võiks olla see kasumlikkus, millal see saavutatakse ja kas üldse saavutatakse, eks ole. Et tegelikult ei ole vaja ettevõtjatel otseselt alati mingit metsikut äriplaani kokku kirjutada. Piisab seal ka, ütleme, sellisest finantsvaatest. Aga enne seda, kui üldse mingit finantsvaadet hakata kirja panema, peaks olema ju pilt ees, mida me teeme, miks me teeme ja kuidas me teeme. Et selline siis on see teie ülesanne ja selline näeb see päris elu välja. Küsige nüüd ja kommenteeriga. Mul tekkis see küsimus, et seal valmis ärimudelite juures on selleks kuupäevaks 20 mai. Teate, see on pandud paljuski sellepärast, et meil on erinevad grupid ja ma praegu panin nad kokku, sest meil on tegelikult, meie teiega kohtume 12 mai, eks ole. Et ma muudan sellest kohe ära, sest et meil on veel sotsiaaltöögrupp ka ja nendega on see asi nii palju nihkes ja nüüd on siin asjad kõik nihkesse läinud, et ma korra teen siia paranduse ära, muudan siia neid kuupäevi siis. Meil on teiega loeng milla 12 või? 12 mai, jah. Ma kirjutangi siia siis edasi siia. Kirjutame siia niimoodi, et 12 mai ja siis paneme
panen tegelikult ei, mitte 20 ei sobi. Ma vaatan, teile ma panen 12, aga ma pean vaatama, mis ma neile panen seal. Ma panen 21 neile, mida on siin. Nii. Nüüd on kuupäevad pisut paremad. Okei. Niimoodi. Ja ma soovitan teil teha seda ikkagi taas oma tiimidega, et mitte ei tee seda üksinda, vaid et te lepite kokku. Püüate kuidagi siis, kuidas teil kõige mugava on, mismoodi seda arutelu teha, et see ikkagi korra nagu läbi mängida see asi ja siis sealt juba siis sünnib midagi paremat. Küsige veel. Ma nii palju lisan siis juurde, et enamustest meie nüüd nendest loengutest, mida me oleme teinud siin sellel koroona ajal, on siis tekkinud videod, et nende häda seisneb selles, et mul ei ole nendega võimalik neid töödelda niimoodi, et sealt neid pause välja lõigata, eks ole, et mõnikord on siin pausidega. Et ärge siis nagu nii-öelda pahandage, ärge selle üle nagu nii hullusti tähelepanu pöörake, et see on paratamatu, sest neid videosid on nii palju, et kui ma peaks nüüd kõiki töötlema hakkama, siis mul läheb selle peale nii metsik aeg. Ja selle tõttu on see probleem. Nüüd küsib Eva uuesti üle, et kas tuleb tagasi kodulehel number 2 ka. Sellega on see lugu, et ja tuleb küll. Lubasin selle teha ära selle nädala jooksul. Ehk siis mul on siin kodutöö number 2, mul on veel kontrollimata siin tegelikult ka mingi ports töid. Ja siis, kui ma need kõik olen läbi vaadanud, siis ma teen samamoodi, et ma teen ühe sellise, võtan selle sama küsimused ette ja siis analüüsin ja tarutlen siis nagu niimoodi läbi korraks. Ja siis sealt tekib ka teil see vaade, kas te siis kirjutasite nagu väga palju teisiti või mitte. Aga võin juba etteruttavalt öelda, et ega midagi nagu nii enneolematut ei ole, sellepärast et ainuke, mis on nüüd teistmoodi paljude tööde puhul on see, et kuna praegu me istume sellises kriisiajas ja võib-olla need mõtted, kuidas näiteks just nimelt riigieelarvet suunata, laenu võtta, on tegelikult praegu vastustena hoopis teistsugused, kui nad olid näiteks 3-4-5 aastat tagasi. See vahe on küll. Et kui võib-olla 3-4-5 aastat tagasi me olime kõik nii hästi läks ja me ei osanud eluski hämmata, et mingi kriis võiks meile tulla, siis see tähendaski seda, et meil need mõtted, kuidas ja mida riik võiks teha teisiti ja kas teha teisiti või kuidas riigieelarvet suunata või maksudega reguleerida, et see mõte oli hoopis liikus hoopis teises suunas. See vahe on küll. Aga muus osas on enam-vähem ette teada ju, mis vastused tulevad. Nii, küsige veel. Et vaadake palun kindlasti leidke aega, vaadata neid õppevideosid, vaadake neid ka muid materjale, tegelikult materjali on tohutult palju, ehk siis etteruttavalt need nii-öelda arvestustesti jaoks ma mingit eraldi kordamisküsimusi ei tee. Ma küll räägin kindlasti veel üle, kuidas see siin välja näeb, aga põhimõtteliselt on asjad ikkagi niimoodi, et meil ongi, eks ole, 20 küsimust tavaliselt olnud, 10 on ettevõtlust, 10 majandusest, see jaotus on nii ja naa. Ettevõtluse küsimused on pigem sellised üldisemad, sellised, mis puudutavad neid samu mudeldamist ja ideid ja muid asju. Ja siis majanduse küsimused on rohkem sellised nagu teoreetilised, nii nagu ta oligi meil, eks ole ju. Nii et ütleme, et siis nagu ettevõtluse koha pealt on kasuks tulnud loomulikult kuulamine ja isetegemine ja need videod siin ja võib-olla ka lugemine siit natukene. Majanduse puhul on kindlasti need slaidid, mis mul siin on olemas, et nendega kursis olemine ja nii edasi. Aga nagu ma ütlesin, et mul on olemas nüüd see sama monetaarpoliitika videoloengud 2 tükki, et ma ei hakka eraldi seda nagu teile eraldi uuesti ümber rääkima, vaid see sama jutt, mida ma niikuinii oleks rääkinud,
on siis ka praegu saadaval ja olemas. Et kui te leiate mahti, see on muidugi jällegi vist ka ikka mitu tundi pikk, aga noh, põhimõtteliselt on see olemas, et saab siis vastavalt seal vajadusel kerida. Kus kohas see arvestus toimub? Kas see Moodle'is või koolis või kuidas? Igal juhul on see Moodle'is, et see aine lõpeb niikuinii Moodle'is. See ei lõpeks ka päriselus silmast silma. Okay. Vaid, et see on alati olnud meil iseseisvalt Moodle'is ja me lepime selle aja kokku meie viimasel kohtumisel, see sama 12. mai. Et siis me täpsustame üle. Mul vist tegelikult ma vaatan, et üks hetk, mul praegu vist juba tuli mingi meil Tamaralt, ta vist tõenäoliselt küsibki eksamite kohta, no need ongi. Et peavad toimuma 18.05, 21.06, aga me võiksime praegu äkki, kui ta juba küsitakse, vaatame siis korra üle. Mis te siis arvate? Sobib. Et 12 on viimane kohtumine. No mis me siis paneme siin siis? Tahate enne õppida ka veel midagi? Nii, ma olen valmis kirjutama kuupäeva. Mis teile tundub? Kuidas teil seal muud asjad jooksevad? Ma pakuks selle 26 välja, et siis eks vahe sisse nagu... Nii, mis teil seda arvavad? Hiljaks ei jää, on see okei? Ja, sobiks. Et siis 26, 6 mai. No see tavaliselt see on terve päev avatud, see ei ole niimoodi kellaajaliselt, me ei pea panema, eks ole. Tavaliselt ma olen niimoodi teinud, et siis olen siis avanud selle testi näiteks hommikul ja siis nii ta jääb, eks ole. Ma panen siis hea kirja ka, et me unustaks ettevõtlus ja majanduse test. Ma pean selle üle ka vaatama tavaliselt enne, niisama ma seda üles ei riputa. Ja siis ongi nii, et see on siis terve päev avatud või isegi 2, ma vaatan, kuidas ma teen seda. Ja ongi. Aga siin küsiti, kas kordamisküsimused tulevad. Tavaliselt ei ole olnud kordamisküsimusi. Teemad on põhimõtteliselt, räägin veel viimane kord täpselt üle. Ajalimiit on ka, jah, ajalimiit on kindlasti. Mingi 40 minutit või midagi taolist on olnud. Ja enamus küsimusi on valikvastused või siis on mingi lünga täitmine, et ise kirjutama mitte midagi ei pea. Et niimoodi olen ma seda teinud, sest teid on nii kole palju, üle 100 inimese on kursusel, et mitme kursuse peale kokku, et kui see peaks olema niimoodi, et te peate täitma ja mina pean lugema, siis mul kulub selle peale terve hiiduaeg. Mul on praegu siin üks eksam on istub ees, kus ma pean hakkama lugema. Oi, pagal, ma tean, see on juba suur töö. Et ma räägin need teemad, millest siis arvestus tuleb lahti viimasel korral. Niimoodi on kõige lihtsam. Sest et siis muidu vahepeal läheb juba meelest ära. Nii. Ehk siis 26. mai praeguse kokkuleppe kohaselt, keegi vastu ei vaielnud, terve päev. Nii, veel küsimusi, mõtteid, kommentaare. Ma saan aru, et tegelikult on teie puhul vist ka nagu tudengitele kombeks kõige tähtsam, et saaks asjad juba tehtud. On vist niimoodi, jah? Isegi kui oleks silmast silma kohtunud, oleks praeguseks juba kumm hakanud üsna tühjaks minema. Kevadsemestrid on ka alati nii pikad ja väsitavad, et veebruar, märts, aprill, ja veel pool maid ka otsa, aegad on palju, ilmad lähevad ilusaks, täna küll on kole ilm, aga muidu on mätas juba kuiv ja siis on nagu kuskil klassiruumis istuda või mingi õppetööd teha väga keeruline. Sale ju. Kuule, hea küll.
ma ei hoia ta rohkem kinni. Et ootan teie ärimudeleid järgmiseks või ülejärgmiseks nädalaks. Siis me reserveerime terve aja selleks, et kuulame teie neid ideid ja lahendusi. Ma hoian kindlasti varuks veel mingi päeva, ilmselt tõenäoliselt kõik ei jõua selleks ajaks esitada, see on alati niimoodi. Ja siis ma selleks ajaks olen kindlasti üle vaadanud, seda ma olen teinud, andnud tagasisidet teie kodutõrje number 2 ka. Ja siis viimane kord kuulame ideid või neid ärimudeleid ja räägime ühtlasi lahti ka selle arvestustesti korraldus. Vot nii. Kuulge, alguses kõik päev.